tere hommikust. Tere! Tead, Hanna, Nii. sihuke lugu on, et Oi, mu kaamera ei tööta, ma ei tea, miks. no vähemalt sa kuuled mind. Jaa. ühesõnaga, sihuke lugu on, et sa oleksid pidanud tegelikult olema ka sellel kodulehe koolitusel, mis alustas eile. kokku on seda päeva vist. Ja mina sain seda eile õhtul alles teada, et ühesõnaga siin on mingisugune möödarääkimine selles osas, et põhimõtteliselt nemad alustasid eile ja neil oli ainult sissejuhatav osa, paar tundi räägiti disainist üldiselt. ma saadan sulle pärast, kui meil nüüd see kell 11 lõpeb, see päeva esimene osa, siis ma saadan sulle selle edasise ajakava või ühesõnaga jää siis sina kõnesse, teised lähevad ära. Kas sul on võimalik jääda kell 11 kõnesse või? Veel korraks, paariks minutiks. Jah, jah. Et siis me saaks vaadata, mis neid ongi üks, kaks, kolm, neli, üks, kaks, kolm, neli, 5 päeva on nagu kokku, et siis vaatame üle need kuupäevad, kas sul oleks nendel teistel aegadel võimalik olla seal ja siis arutame, mis see lahendus on, et äkki ma saan sulle näiteks selle eilse päeva salvestuse siis saata. et Okei. ühesõnaga, see on vist on minu näpukas, et sa selles ei olnud, aga vaatame seda kell 11 siis. Ahah, okei, aga praegu ma jään sisse siis või? Ei no selles suhtes ja ei, praegu ole ikka siin loomulikult, Jah. aga Aga ma ei saa aru, miks mu kaamera ei tööta. ei tea. Vaatame, teised ka tulevad, Nii. siis teeme selle alguse ära. Kusjuures ma me saan sulle tegelikult vahepeal meili saata. Nii. mõtlesime sama, et kus Hanna on. Ja Eile. Anna liitus teie selle grupiga, Nädal hiljem. vaata selle jah, äriplaani grupiga ka hiljem ja siis ühesõnaga siin on mingisugune segadus lihtsalt tekkinud, aga eile oli teil see sissejuhatav disaini osa, et nii-öelda päriselt tööle hakkate te hiljem, et seda salvestust järgi vaadata. No ma olen ise ka seda Käti koolitust läbinud, ta saatis mulle ka ühel hetkel salvestused. et see esimene päev on nii-öelda, et kui Annal oleks aega lihtsalt see järgi vaadata, siis tegelikult oleks nagu väga hästi. Ma saadangi talle vahepeal siit kiiresti need kuupäevad, siis ta saab oma kalendrit vahepeal piiluda, sest teised on ka juba olemas. tere hommikust kõigile, kuidas teil vahepeal läinud on nende, eelmine kord me võtsime päris suure ampsu selle äriplaaniga edasi. et kuidas see teile oli, kas te jõudsite vahepeal teha nii palju, kui tahtsite? Sabina, kuidas sina tunned? Ma arvan, ma jätsin selle nagu niimoodi mõtlemisfaasi, et hästi palju infot oli tõesti, et ma siin väga usinasti kirjutanud ei ole, aga Ja. mõtted kogu aeg liiguvad, et selles mõttes mingit progressi kindlasti on. Mhm. Nii, kes veel räägib? Kas Karoliin, sina said vahepeal mõtteid selgemaks või pigem nagu tunned ikka suurt segadust? No ikka suur segadus on selles suhtes jah, et ma ei tea, mul on nii kuidagi, mul on motivatsioonilangust kuidagi täiega, ma ei tea. Et ma pean kuskilt selle motivatsiooni endale tagasi leidma. Et kuidagi nagu üldse ei tule praegult. Mhm. Aga Margitiga said sa vahepeal ühendust, kas te ja me mõtlesite? rääkisime ka jah. Aga ma tere, saan. jah, mina eile tuli mul see pähe, see inimene, ma nagu mõtlesin välja mudeli Karoliini jaoks, et mis tüüpe ta peaks otsima, et noh, võib-olla kohe Mhm. esimene ei ole, aga ja kirjutasin ühele oma, ühesõnaga üks astrofüüsik, kes teeb optilisi, ta teeb tähevaatusi, ühesõnaga neil on füüsika taust, nad jagavad nende spektritest, nad jagavad füüsikas seda tuumteadmist ja nad on tavaliselt sellised nagu hästi pühendunud, samamoodi nagu Karoliin, et ta võiks võib-olla sealtkaudu hakata hargnema ja ma kirjutasin talle eile ja ma saatsin Karolinile ka ühe lingi, ta on ühte avalikku gruppi teeb, et võib-olla kui ta noh, ta on ka 4 lapse isa, et ta ei pruugi vastata, ta näitab tähti ja teeb teadust, et selles mõttes.
et noh, ma noh, soovitasin ühesõnaga sind talle, ta on mul kunagisest ajast hea sõber, ma nüüd ei ole aastaid suhelnud, aga vahva tüüp ka. Lisaks kõigele muule, et ma loodan, et no vähemalt sa saad võib-olla soovitused, et kui ta ise parasjagu ei jõua tegeleda, siis ütleb edasi, aga et jah, et mina ise tunnen samamoodi nagu Karolin natuke, et noh, ma näed, neid asju, mida ma saan teha, ma teen kohe hea meelega aitan ja aga ma ise noh, nagu ei tunne, et ma oleks päris ree peal, ütleme, et noh, see Heidiga räägitu ja siis ma võtsin ühe sellise protsessi nagu noh, see pole tähtis, võib-olla et see kanaldus, eks ole, mis ütles, et sinu aeg ei ole praegu, et sa pead praegu hakkama noh, tekitama raha ja tegema oma asju, et ma tegin koolitusi see nädal ja ise, et noh, et see võttis energiat ja sellist kuidagi novembrikuu selline aeg on ka, et ei ole nii lihtne saada kõiki korraga teha, et vanasti tegid topelt ja kolme- ja neljakordse koormusega, aga nüüd on see tunne, et peab tegema, peab lihtsalt valima need prioriteedid, mis praegu on, et natuke kahju on sellest, aga noh, samas noh, meil on ka natuke aega ja ma ikkagi noh, püüan häälestada mõtet sellele, et ma teen nii palju, et ikkagi pusiks edasi nii palju, kui ma valmis saan ja et siis noh, tõesti nagu see soovitus oli, et võib-olla hiljem siis vaadata, et kas teha see plaan teoks. Samas nagu mingeid märke on, mis toetavad ja sõnumeid, mis tulevad, et ütleme, seesama ATH Liidu kohtumine oli ka sisukas, et just seesama, et nagu mingi kännu taga noh, ju siis ei ole veel päris see aeg või ma ei ole ei suuda võtta, kui Heidit vaadata, et ei, veel noh, et see mingi asi võtab aega küpseda, et teha see asi teoks või energia lihtsalt, et on elu vajab elamist rohkem. et vanasti ju teinud küll asju ära, päris suuri asju, aga praegu nagu tunnen, et pean pudistama oma aega mitmele poole. ja vot niimoodi. saada, aga küll siis tuleb selle jaoks ka aeg ja kui saad selle kogu energia nii-öelda pühendadagi sellele äriplaanile, siis läheb see sul kindlasti lihtsalt, et noh, ma olen kindel, et see iseenesest sinu jaoks nagu liiga keeruline ei ole, No, et lihtsalt nii-öelda ette või kättevõtmise asi. nii, Anna, kuidas sinul selle? ma näen, et raha kulutamine on läinud sul igatahes väga ladusalt. jah, väga raske on sinna küll igale asjale põhjendust taha panna, et miks mul on vaja noh, särke, noh, kuidagi nii ilmselgelt mul neid on vaja, et mul on nii raske põhjendada mingeid selliseid asju. Aga seda saadki täiesti vabalt nagu kirjutadagi sinna ühe ja sama põhjenduse, et vajan neid näidistoodete tegemiseks või esimeste toodete valmistamiseks või midagi sellist, et ja siis võid seda lihtsalt kopida, sest et ilmselgelt on sul neid kõiki särke sellesama asja jaoks nii-öelda vaja. Aga mul on jah muidu niimoodi, et mul on pigem isegi mõtteid juurde tulnud, et hakkasin nagu tegema siin midagi, ma küll tegelikult suht terve see aeg peaaegu, kui siin vahepeal olin, ma olin Eestist ära, aga ma ikkagi enne, kui ma läksin, ma tegin ruttu nagu ikkagi miskit ära. ja ma rääkisin eile veel ühe ettevõtjaga ka, kes siis ütles ka, et noh, näiteks seesamune ettevõtetele igasuguste logode ja nimede trükkimine nende noh, ettevõtte särkide peale on ju, et tema meelest oleks see ka nagu väga hea mõte ja ühesõnaga neid ideid nagu on, et aga ongi, kui laiali ma valgun sellega on ju, noh, Triin on ka öelnud, et hoia rohkem nagu fookust sellel ühel ideel on ju. Ja siis saaks samas neid kotte teha ja siis et nüüd ma olen nagu pigem noh, see just, et ma tahaks nagu mingit variatsiooni, mingisugust muud toodet ikkagi siia sisse tuua, et äkki siis see konsultant või see hindaja vaatab, et okei, et ei ole nii üheülbaline, et ainult laste joonistused, vaid äkki on ikka nagu midagi muud te suudate ka pakkuda, on ju. Ja no mina sinu asemel teekski seda, et oleks nagu üks nagu põhitooteks nimetaks selle laste joonistustega, olgu ta siis näiteks T-särk või siis see kott on ju, mõlemad tegelikult sobivad, sest et see suund on ikkagi nagu sama, aga inimesel on võimalik valida see toorik, et igaüks võib-olla näiteks ei taha kanda sellist särki, aga võib-olla mõni inimene on nii-öelda sellise või mõni vanaema näiteks niisuguse klassikalisema riietumisstiiliga, aga võib-olla ta näiteks kannaks seda kotti, on ju, et poodi minnes või niimoodi, et niisugune lõbus väikene detail juures. Aga selles mõttes, et nagu kui sa ikkagi, kui sinu tooted baseeruvad sellel tikandi tegemisel, siis või noh, ütleme sellisel nagu personaliseerimisel, siis tegelikult seal ei olegi piire, et siia äriplaani, noh, ütleme, sa pead nagunii ju valima 10 toodet ja kui sa juba paned
need erinevad särgid, paned paar erinevat kotti, siis tegelikult sulle mahub sinna veel, et noh, see on ka niisugune koht nagu, mida me saame hiljem siis omavahel ka nagu täpsemalt arutada, sest et neid asju sinna lisada ei ole keeruline. Et siis oleks sul lihtsalt vaja nii-öelda 4. peatükki teha väike täiendus ja võib-olla 8. peatükki teha nagu täiendus, et selles mõttes kogu muu äriplaani osa jääb nagunii sisuliselt samaks, et selles suhtes ei ole üldse nagu probleemi. Okei, nii et on okei lisada nagu tooteid. Jaa, et Okei. noh, vaata muidu ongi see, et vahel on nagu väga keeruline, seda enam, kui sa tead, et see toode saab sul olema üpris kallis, põhjendada ära, et mul päris kindlasti sellele kliente hakkab jaguma, sest see on nii nišitoode, on ju. Aga sa pead ennast ju ära majandama. Jah, just. Nii, aga me nüüd täna selles päeva esimeses pooles võtame läbi selle äriplaani kuni lõpuni, meil ei ole siin väga palju enam jäänud. Ja siis päeva teises pooles me räägimegi tööohutusest, ergonoomikast ja natukene sellest, et mis teid siis ees ootab, kui te juba päriselt ettevõtte ära registreerite, et millistele nõuetele siis peab vastama teie paberimajandus ja kõik muu. Ehk siis hakkame siit 9. peatükiga pihta. 9. peatükk on personal ja partnerid ehk siis kuidas sa tööd teed ise, kes sind aitab ettevõttes, kui sa võtad nii-öelda kedagi appi. Ja Töötukassa kirjutab teile, et ka alustaval ettevõtjal on ööpäevas 24 tundi ja nädalas 7 päeva. Enda tegevuse realistlikuks hindamiseks mõtlen läbi, mida mul on tarvis teha, kui palju need tegevused aega võtavad, kui palju ma igapäevaselt äriga tegeleda saan ja kas mul on vaja abijõudu. Palgakulude planeerimisel arvestan piirkonna ja valdkonna keskmise palgaga ja minu ettevõtte võimalustega. Toon välja, kui palju aega läheb igakuiselt põhitegevusteks, kui palju juhtimiseks, turunduseks, müügiks ja muud seesugust. See on selline nagu kokkuvõttev peatükk siis kogu sellest nii-öelda köögipoolest ettevõttes sisuliselt. Ja miks nad toovad välja selle, et ka alustaval ettevõtjal on ööpäevas 24 tundi ja nädalas 7 päeva? Hästi sageli satuvad siia koolitusele inimesed, kes on teinud samas valdkonnas, kus nad nüüd plaanivad ettevõtte asutada, on nad teinud palgatööd. Ja ühel hetkel siis, kui sa astud sellest palgatöötaja rollist ettevõtja rolli, siis lisaks sellele nii-öelda töö sisulisele poolele, mida sa tegid palgatöötajana, langevadki sinu õlule kõik need muud juhtimisalased asjad, raamatupidamise pool või raamatupidajaga suhtlemine, turundus, müük, kõik see, mis sul varem nii-öelda ei kaasnenud võib-olla selle palgatöötaja rolliga. Ja siis väga tihti juhtub olukord, kus lihtsalt ööpäevastest tundidest jääb nii-öelda puudu. Aga siin kohe 9.1 me tegelemegi selle poolega, et mõtleme läbi, mis need ideaalsed tööajad mul on, et ma saaksin endale sättida aega nii töötamiseks kui ka puhkamiseks. Ja töötamise juures siis kindlasti ka mitte ainult nii-öelda tootmine või kliendi teenindamine, vaid just nimelt ka kõik see muu kaasnev pool, ilma milleta see ettevõte ei tööta. Ehk siis 9.1 võiks käsitleda seda, millised on sinu planeeritud tööajad ja need tööajad võiksid lähtuda siis sinu ettevõtte spetsiifikast. Et õnnelikud on need, kes saavad kirjutada siia, et töötavad esmaspäevast reedeni 8:30 näiteks või mis iganes muu aeg see teile endale nii-öelda sobiv tunduks. Aga kindlasti tasub siin mõelda ka selles suhtes läbi, et kas mina oma valdkonnas saan endale lubada selliseid näiteks esmaspäevast reedeseid töötamisi või pean ma mõningatel juhtudel töötama ka nädalavahetustel. Et meil on siin olnud näiteks koolitusel inimesi, kellel ongi oma koduköök ja kes siis teevad näiteks väga uhkeid torte oma klientidele, eks ole. Ja noh, ilmselgelt sa võid ju tahta küpsetada seda torti esmaspäevast reedeni 4:30, aga kui seda torti tahetakse pühapäeva hommikul kell 9 näiteks kätte saada, siis ei klapi nagu hästi kokku, et sa ei saa teda reede hommikul siis valmis küpsetada, ehk siis mõtle nagu loogiliselt läbi, et kuna sinu klient on aktiivne, mis need tema vajadused on ja mida siis, kuidas saad sina oma tööaega sättida selliselt. Kindlasti peaksin arvestama sellega, et sul on nädalas umbes 5 tööpäeva ja umbes 2 puhkepäeva.
see on see ideaalne maailm, mida meie siin kajastame. Ma loodan, et teil on alustades nagu päriselt nii palju nagu seda tarkust, et te jätate endale puhkamiseks ka aega, sest kui teie oma ettevõttes läbi põlete, siis see back-up on nagu üpris õhuke. Aga tavaliselt see ikkagi niimoodi läheb, et see käivitusperiood nõuab natukene rohkem pingutamist ja võib-olla natukene vähem unetunde ja rohkem töötunde, aga see võiks olla nii-öelda ajutine lahendus on ju selleks, et kesta. Ühesõnaga tuleb siin välja tuua siis see, et mis need teie ideaalsed tööajad on ja kui te kirjutate siin näiteks, et te olete valmis vajadusel töötama ka nädalavahetuseti või teie ärimudel on selline, et te peate töötama ka nädalavahetustel, siis tuleks siin ära mainida ka see, et nädala sees siis selle arvelt võtate endale selle lisapuhkepäeva ja teete nii-öelda seda patareide laadimist ka natukene. Ja oluline kindlasti on mõelda läbi, kui palju ma kuus keskmiselt üleüldse töötan, seada endale siin mingisugune piir ette, et kas ma võtan piiriks selle näiteks keskmise töötundide arvu 168 on seda umbes, et keskmiselt töötan 668 tundi või on sul mingisugune muu nägemus sellest, siis siinjuures tuleks ära jagada nüüd need 168 tundi kõikide nende tegevuste vahel, mida sina tegema pead. Ehk siis tuleb läbi mõelda ka need tegevused, mida sa tegema pead, on ju. Et üks asi on siis see tootmine või klientide teenindamine sõltuvalt ärist, aga kõik need muud tegevused, siin on mingisugune nimekiri mul olemas, aga te saate seda ise kindlasti täiendada, juurde mõelda, võib-olla midagi ära kustutada. Ettevõtte juhtimine, turunduse tegemine, raamatupidajaga suhtlemine või raamatupidamise tegemine, klientidega suhtlus ehk siis ka see klientidega suhtlus, mis alati võib-olla ei vii ka müügini, vaid üleüldiselt selline, et olen nii-öelda klientidele kättesaadav, nad helistavad, võib-olla küsivad midagi, võib-olla ta alati ei tee seda ostuotsust nagu kohe ja sealt ei sünni müüki, aga ma olen nii-öelda temaga suhtluses. Oligi teenuse osutamine, tootmine, materjalide tellimine mingitel juhtudel on ju, et võtad siis sisuliselt oma selle 160 tundi näiteks ja jagad ära, paned näiteks teenuse osutamise või tootmise peale 100 tundi kuus, arvestad turunduse peale mingisuguse aja kuus, raamatupidamise peale mingisuguse aja kuus. Et seda ongi tegelikult üpris keeruline nagu teha, läbi mõelda, sest et sa ei tea, mis sind ees ootab. Kui varasem see ettevõtluskogemus ka puudub, siis on nagu küllaltki raske siin ennustama hakata, aga keskmiselt on ta olnud meil niimoodi, et 100 kuni 140 tundi kuus on pandud teenuse osutamise või tootmise peale. See sõltub nüüd sellest, kui palju on neid muid abitegevusi seal kõrval. Raamatupidajaga suhtlemine või raamatupidamise tegemine tegelikkuses võtab mõlemal juhul kuus aega, ma pakun kuskil 2 tundi, mitte oluliselt rohkem. Sõltub natukene sellest ka, et kas te hakkate käibemaksukohuslaseks või ei hakka. Et kui palju sul neid aruandeid üleüldiselt on vaja esitada, et kas sa pead käibedeklaratsiooni esitama ja nii edasi või ongi sul selle võrra lihtsam, et see jääb esialgu ära. Teine pool on kindlasti ka see ostuarvete teema, et kas sinu ärimudel on selline, mis nõuab nagu pidevalt ostmist, et kas sa pead nagu väga sageli ongi näiteks materjale tellima või mingisuguseid muid asju ostma, et sa pead pärast need ostuarved ka raamatupidamises kajastama või mitte. Et sellest sõltub natukene see ajaline kulu, aga ütleme 2 kuni 5 tundi kuus võib-olla umbes raamatupidamise peale arvestada. Et see 5 on juba nagu ütleme päris palju, et tegelikkuses seda aega nii palju sinna ma näen, et ei lähe. Turunduse poole pealt, vot see on nüüd see küsimus, kes kui palju turundust teeb, on ju. See võib olla ka väga erinev. Aga siia, et kui mul oleks pigem valida, et kas ma näpistaks seda aega siis nüüd raamatupidamise arvelt või turunduse arvelt, siis kindlasti pigem nagu sätiks turunduse peale rohkem aega. Et see on see tulutoov tegevus, raamatupidamine on sisuliselt kõik see, mis nii-öelda viib raha välja. Et noh, okei, müügiarvete koostamise puhul tõesti raha tuleb sisse ka, aga müügiarve koostamine, kui sa selle raamatupidamissüsteemi endale sisse sead, on tegelikult paar klikki ja see arve on hästi lihtsasti valmis.
enamasti ka need, kes võtavad endale raamatupidaja, kes tema nii-öelda ostuarvete poole hoiab kontrolli all, teeb oma müügiarved ise, sest et see on kõige nii-öelda operatiivsem lahendus, et saad kiiresti oma arve ära teha, kliendile ära saata, laekumine toimub selle võrra kiiremini, on ju. Ja tegelikult see, kui ütleme, panedki endale artiklid juba seal raamatupidamissüsteemis paika, siis see arve tegemine on tõesti nagu paari minuti küsimus. Muidu on seesama aeg, et tere, palun tee arve Karoliin Villemsonile, pane talle sinna kirja, et see oli konsultatsioon 2 tundi ja summa oli selline ja ta, et see aeg, mis sa nii-öelda annad seda infot edasi, selle ajaga on sul tegelikult endal see arve juba valmis ja ära saadetud ja unustatud, on ju. Et ühesõnaga proovige siis võtta see 9.1 ette niimoodi, kõigepealt määratle ära, mis need sinu ideaalsed tööajad on, kuna sa ka puhkad, kui palju sa kuus üldse tööd teed, mis need tööd on, mida sa teed ja jaga see aeg ära ja panegi reaalselt kirja, mitu tundi sa mingi asja peale aega nii-öelda kulutad. Ja arvesta sellega, et sul on abitegevused ka siinjuures kindlasti olulised. Siis kui see on tehtud, siis liigume edasi punkti 9.2. Kas kellelgi selle 9.1 kohta oli mingit küsimust? Mina mõtlesin niimoodi, et kas siin võiks teha sellised 2 mustrit, et ütleme üks nädal, üks mudel nii-öelda nädalast, kus on ütleme, et ongi kliendid teises linnas või ütleme, satub mingisugune sündmus Tallinnasse või kuskile Raplasse ja ma siis korraldan sinna ka klienditöö. Ja teine siis selline klassikalisem, et kas see võiks olla huvitav, ma mõtlen päriselt niimoodi, ma vist toimin. Jaa. Et siin on tehtud erinevaid lahendusi, kellel on olemas meil ka siukseid ärimudeleid, kus on väga sesoonne kogu see töökorraldus. Mõningatel juhtudel näiteks meil oli üks hästi äge korstnapühkija siin, kes sai ka esimese korraga raha, tal oli väga tugev äriplaan ja temal näiteks oligi niimoodi, et tööd ta teeb ju sellel ütleme seal kuskil aprillist, maist väga intensiivselt kuni oktoobrini enam-vähem ja siis ülejäänud aeg oligi tal selline lulli löömine ja siis tema leidis siin ka oma lahenduse jällegi, et kuidas see asi nagu kirja panna. Et sa saadki mõelda, kirjuta siia ära see päris olukord, aga ainuke asi, mille osas ma soovitan nagu fantaseerida, on see, et sa töötad 160 tundi kuus ja et sul on oma mingid enam-vähem fikseeritud tööajad, millal sa oled kättesaadav. Sest et reaalsuses alguses läheb see aeg sul tõenäoliselt lõhki aga sa ei taju, et sa tööd teed, sest et me kõik ütleme, et ma olen nüüd ettevõtja ja nüüd ma valin ise, millal ma tööd teen ja tegelikult ma teen jumala vähe aega tööd, aga kui sa hakkadki nagu saada aru ühel hetkel, et ka see on töö, kui sa turundust teed ja ka see on töö, kui sa raamatupidamist teed ja nii edasi, siis sa saad aru, et okei, tegelikult ma teen tööd päris palju, et töö tegemine ei ole ainult see osa, kui ma näiteks selle T-särgi tikkimisega tegelen, et kõik see muu, et ma saaks seda teha, on ka töö, on ju. Aga kuna see on alguses nii suur rõõm, et ma sain raha kätte ja nüüd ma saan tegutsema hakata, siis alguses tuleb juba selle emotsiooni pealt nagu pooled asjad nii lihtsalt ja loomulikult. Et see väsimus tuleb ka, aga see tuleb natukene hiljem tavaliselt. Aga ühesõnaga siin on võimalik kajastada nii mingeid erinevaid nädalaid erinevate kuude lõikes, et võib-olla ongi näiteks, et ühel kuul on mul nii, teisel kuul on naa, mõningatel juhtudel pannakse kuidagi kvartali kaupa kirja. Et mina soovitan lihtsalt tehke see nii lihtsalt kui võimalik jällegi, aga nii veenvalt, et see on nii-öelda usutav, on ju, või et te ise ka seda usute, et siin nagu selles mõttes väga hulluks ei ole mõtet minna, aga kui sa tead, et su ärimudel on selline, et sa käid näiteks 2 linna vahet või võib-olla isegi rohkemate vahet, siis on mõistlik nagu seda ka siia natukene sisse tuua, kui sa oled sellest enne äriplaanis kirjutanud sellises vormis, on ju. Et siis saab ta nii-öelda nagu aus ja õige. Nii, siis 9.2. Äri tegemiseks vajan lisaks neid töötajaid või partnereid. Kirjeldan igaühe ülesandeid, eeldatavaid oskusi ja kas see on püsiv või ajutine töötaja. Siin on ka toodud juba mingisugused näited, võid kasutada neid, võid mõelda ise juurde või kuidas sulle tundub, et see olla võiks, aga näiteks raamatupidaja on iseseisev teenuse osutaja, püsiv koostööpartner ehk siis ma
palka teda mitte tööle, vaid iga kord, kui ta teeb mulle mingisuguse raamatupidamise liigutuse või annab mulle mingit head nõu, siis ta esitab mulle selle eest teenusearve, mis on oluliselt odavam, eks ole, kui töötaja palkamine ja ka seda alguses ei ole kindlasti vajadust päris enda isikliku raamatupidaja järele. Püsiv koostööpartner tähendab siis seda, et sa kasutadki ühte sama raamatupidajat võib-olla püsivalt. Ta on juba sinu asjadega kursis, aga ta ei pea sinu heaks võib-olla isegi mitte iga kuu tööd tegema, kui sa ei ole käibemaksukohuslane, siis puudub see deklaratsiooni esitamise kohustus ja tal on näiteks võimalik sinu ostuarvet sisestada ka üks kord aastas, kui ta teeb sinu majandusaasta aruannet. On olemas ka selliseid lahendusi, kus inimene ei olegi käibemaksukohuslane, ta ei vaja pidevalt raamatupidajat, võtab näiteks alguses kellegi, kes aitab tal raamatupidamissüsteemi sisse seada, ära panna endale need artiklid seal paika, et ta saaks ise teha müügiarveid, siis ta ei ole kindlasti käibemaksukohuslane, vaid ühesõnaga saabki hakkama sellega, et raamatupidaja üks kord aastas või näiteks üks kord poole aasta jooksul sisestab ära kõik tema ostuarved raamatupidamissüsteemi ja siis see raamatupidaja esitab või teeb ära ka sinu majandusaasta aruande, ehk siis sa maksad talle, ütleme, 2 või 3 korda aastas mingisuguse mõnikümmend eurot võib-olla. Et siin on selline kaalumise koht, sest et teine lahendus ongi see näiteks, et teedki kogu oma raamatupidamise ise, mis alguses ei ole ka absoluutselt keeruline ja selles mõttes on jällegi tore asi, mida teha, et kui sa hiljem võtad endale raamatupidaja, siis sa saad aru, miks ja mida ta teeb, kuna sa oled suure osa sellest tööst ka ise varasemalt ära teinud, on ju. Aga siis mõtle näiteks selle peale, et alguses esimesed 6 kuud on näiteks Merit Activa programm sulle tasuta, on ju. Aga peale 6 kuud hakkad sa Meriti eest maksma circa 23 eurot kuus. Kui sul on raamatupidaja, kes vahel harva sinu jaoks olemas on, kui sa seda vajad, siis maksad sa talle ka kuus mingi umbes 20 kuni 30 eurot. Et minul on oma raamatupidajaga näiteks selline diil, et ma maksan talle iga ostuarve sisestamise eest 2,5 eurot, aga kõik muu, nõuandmine, palgadeklaratsioon, kõik siuksed asjad, see käibedeklaratsioon, need on kõik nii-öelda selle hinna sees juba. Maksan ostuarvete pealt, aga seal on väga palju nii-öelda lisaboonuseid. Päris alguses tegin mina ka oma raamatupidamist ise ja päris pikalt, aga siis ühel hetkel ma tundsin, et kuskilt on mul vaja aega juurde saada selleks, et tegeleda sellega, mida ma nagu päriselt oskan ja mis mulle meeldib. Ja siis raamatupidamine oli nii-öelda esimene asi, mis ma käest ära andsin ja ma ei kahetse seda, sest et see läks ikkagi niimoodi, et iga kuu 20-ndal, kui oli vaja käibekas ära esitada, siis ma õhtul veel ütleme enne und, enne seda südaöö kukkumist sisestasin mingisuguseid ostuarveid, sest ma ei olnud jõudnud sellega tegeleda lihtsalt kuu aja jooksul. Nii et ühesõnaga igasugused lahendused selle raamatupidamisega olemas on, saate mõelda, mis teie jaoks võiks olla nii-öelda parim ja leiate kindlasti selle toimiva hea lahenduse enda jaoks. Siis on IT-spetsialist, keda vahetevahel ka kaasatakse. Sarnaselt siis raamatupidajale võib ta olla sul ettevõttes iseseisev teenuse osutaja, püsiv koostööpartner ja kaasad vastavalt vajadusele. Võib-olla on sul teda vaja 2 korda aastas näiteks, et ta aitab sul mingisugused kodulehesüsteemid või asjad saada korda, et äkki on sul seal liidestuste või millegagi probleem. Turundusspetsialist, sarnane jällegi iseseisev teenuse osutaja, püsiv koostööpartner, kaasan vastavalt vajadusele, et võib-olla sa tahad näiteks lasta 2 korda aastas endal metareklaamikampaaniad ära seadistada või soovid näiteks saada mingisuguseid paremaid tekste kusagil uuendada kodulehel või midagi sellist, on ju. Et lased ühe korra need asjad ära teha, siis nad natukene aega toimivad iseseisvalt ja siis mõne aja pärast vaadata üle, et mis need tulemused sealt tulid, mida muuta, mida paremini teha. Et ei ole nii-öelda nagu vaja pidevat seda ühendust, aga samas sa tead, et sul on keegi inimene, kes, kui sa ta juurde pöördud, et kuule, et üks kampaania, jaa, et eelmine kord me tegime nii, et proovime siis seekord nüüd midagi teistsugust näiteks. Et sa saad sealt nagu maksimaalse tulemuse. Kellel on teema sellega, et ta peab näiteks klientidele neid tooteid kätte toimetama, siis on ka kullerteenus, olgu ta siis pakiautomaadiga
või siis nii-öelda reaalne kuller, kes läheb ukse taha, samamoodi, et iseseisev teenuse osutaja, mitte sa ei palka endale kullerit, et mul on firma, mul on oma raamatupidaja, mul on oma IT-spetsialist ja oma kuller ka, kes viib klientidele neid, vaid et ta on ka samamoodi, kirjutadki siia iseseisev teenuse osutaja, mis tähendab, et see võib olla nii Omniva kui ka Smartpost või ükskõik mis muu asi, on ju. Samamoodi, et võtad endale ühe kindla koostööpartneri, saad sealt mingid soodukad ka peale ja saad vormistada neid pakke pisut lihtsamalt ette ja nii edasi. Ja saadab sulle võib-olla 1 kord või 2 korda kuus selle teenusarve ja kaasad vastavalt vajadusele jällegi. Siin võib olla neid lahendusi palju rohkem ja neid inimesi, keda sina vajad, kes võiksid olla abiks. Aga mina tungivalt soovitan esimesel tegevusaastal kajastada nii-öelda ainult koostööpartnereid ja mitte töötajaid, kui just ei ole see ärimudel selline, et sul hakkab esimesest kuust alates tuhandeid peale tulema. Sest et kui sa maksad kas või oma ühele töötajale miinimumpalka, mis on praegu kätte, noh, sõltuvalt maksudest mingisugune 800 millegagi eurot, on ju, siis tähendab see sinu jaoks ikkagi kõvasti üle 1000 eurost kulu. Et väga raske on ära elada niimoodi. Nii, igakuised palgakulud endale ja töötajatele, kui töötajaid on ja täpsustan, mis summas, mis ajal toon välja valdkonna keskmise palga. Mina olen kasutanud siin seda finantsprognoosidest kopeerinud tabeli lihtsalt, et finants on teil endal ka kõikidel juba olemas, aga finantsprognoosis, kui sa võtad lahti rahavoogude tabeli, siis siin on see palgakoht on olemas nii-öelda. Siin on see personalikulu brutopalk ja mina olen lihtsalt siit võtnud selle ilma maksudeta, sest maksud on nagunii lihtsalt kaasnevad sellega ja lihtsalt kopeerinud selle siit copy paste ja siis ta tulebki sellisel kujul, nagu ta mul siin äriplaani põhjas ka olemas on ja kirjutanud siia, kus on see personalikulu, kirjutanud lihtsalt, mis kuus see palgamakse on, et ütleme siin panekski näiteks 11.25, 12.25 on ju, 01.26 ja nii edasi. Et kuna nad tahavad teada, mis perioodis see palgamakse on tehtud, siis niimoodi on teda nagu suhteliselt selge ja lihtne kajastada. Et niimoodi saaks nagu üpris lihtsalt, aga seda palgakulu asja me võiksime täita tegelikkuses siis, kui meil on olnud ära omavahel see viimane vestlus, see päris viimane äriplaani ja finantsprognoosi tagasisidestamise vestlus, sest et kipub see ikkagi olema niimoodi, et alguses tahetakse ka endale juba nagu näidata palka ja head palka, aga tegelikult finantsprognoos seda ei võimalda, et hea meelega ütleks teile, et ärge tehke seda topelttööd, vaatate oma äriplaani rahuliku pilguga läbi ja finantsprognoosi teete ära nii palju, kui ise oskate ja siis, kui teil on minuga see viimane tagasisidestamise vestlus, siis me käime kõik need asjad üksipulgi läbi, kui me saame finantsi ilusasti klappima. kõik numbrid on sellised, mida me peame nii-öelda esitamiseks sobilikuks, siis kopeerime selle tabeli koos siia, kirjutame need asjad ära, et see on ka paar pisikest liigutust nii-öelda. Küll aga mida te võite teha, on see, et te võite mõelda, millist palka te tahaksite endale maksta. Et milline see valdkonna keskmine palk on, seda ka Töötukassa küsib, et natukene uurida, et palju minu valdkonnas üleüldse inimesed palka saavad Eestis. Ja siis otsustada seda, et kas sa näiteks oled valmis esimesed paar-kolm kuud üldse ilma palgata nii-öelda töötama. Et võib-olla on võimalik nende palgamaksetega alustadagi 2.-3. tegevuskuust näiteks. Ja siis mõelda selle peale, et kuidas see minu palk võiks ajas tõusta, et kas ma tahaksin kas mul on ideaalis mingisugune protsentuaalne palgatõus igal aastal, mis võiks olla või siis kuidas ma nagu näen seda, et kas ma olen valmis miinimumpalga eest töötama või ma tahaksin saada lõppkokkuvõttes Eesti keskmist palka, on ju. Et siin on nagu erinevaid lahendusi. Siis küsitakse hästi tihti, et aga kui ma endale alguses palka ei maksa, siis millest ma elan. Kütusekompensatsioon on üks asi, mida te saate kasutada ja nendest teistest lahendustest ma arvan, et Triin on ka juba natukene rääkinud teile, kas on?
ma arvan, et te olete Päris. kas ta neid tabeleid, ütleme jah, me mängisime, mudeldasime küll, aga praegu kohe selle koha peal mulle ei meenu, et millest ma elan, et ütleme jah, väga ei ole minu meelest. Kas teistele tundub, et on Triin rääkinud ka sellest? siis ma arvan, et ta võtab selle ette vahetult enne kaitsmist, sest et kaitsmise päeval, mis on järgmine nädal, 18. november, on see aeg, kus hommikul 9:30 te räägite raamatupidamisest, ettevõtte raamatupidamisest ja siis pärastlõunal on meil see äriplaanide kaitsmine. Et siis see küsimus on kindlasti Triinule, et kui mul see finants alguses palka välja ei anna, et mis tema raamatupidajana soovitab nii-öelda, et millest ma elama hakkan. Miks ma seda tema käest soovitan küsida, on see, et tal on nagu sadu raamatupidamisettevõtteid või ütleme sadu ettevõtteid, kelle raamatupidamise asjadega ta on nagu ülihästi kursis, ta teab neid parimaid lahendusi seal, mina olen lihtsalt praktik mitu aastat ka kuidagi ära susserdanud need asjad. Susserdanud selles mõttes, et lihtsalt ka ei maksa ju endale nagu mingit ootuspärast palka, aga kuidagimoodi ikkagi alati saab. Et Triinu käest lihtsalt selles mõttes soovitan seda küsimust küsida, samamoodi ka nagu oli selle sotsiaalmaksu ja tervisekindlustuse kohta. Kuna kui te võtate endale hiljem ikkagi mingisuguse raamatupidaja, siis väga paljud raamatupidajad on hästi jäigad selles raamatupidamisvaldkonnas, sest ka nendel lasub ju teatud vastutus, on ju. Ja kindlasti Katriin ei ütle teile, et hakake seadust rikkuma, aga seal on nagu väga palju selliseid halle alasid, mille piires saab nagu alguses, just nimelt rõhutame nagu alguses natukene teie kasuks neid asju teha ja see on vajalik sellepärast, et te üleüldse saaksite endale jalad alla. Et see alustamine on nii ajalises kui ka rahalises mõttes nagu üpris raske. Ja siis lihtsalt alguses peab olema natukene nagu selline loov ja vaatama, et kuidas ma siis ikkagi nagu hakkama saaksin. Sest et muidu lihtsalt, kui sa alguses juba kohe nii-öelda hakkad riigile kõiki makse maksma, mida nad tahaksid sinu käest saada ja maksad ära kõik palgad ja kõik jutud, siis lõpuks võib-olla näiteks ei jää sul turunduse jaoks absoluutselt raha ja kui sa turundust ei tee, siis seda raha peale ei tule ja lõpuks tekib selline suletud nõiaring, et ühesõnaga pange kirja, küsige Triinu käest, Triin, kust raha saab mul on kindlasti mitu head asja teile selle kohta öelda. Kuule, Mirjam, äkki tohib siinkohal küsida, see eelmine plokk mul on nagu Triinu arvamust ma küsisin, aga mul on nagu see nii oluline, ma tunnetan, et just üleminekul või tulekul ikkagi suures osas ülikoolides töötanuna ja ka MTÜ-s ja niimoodi, et kuidas vaata, seal ma mõtlesin näiteks, et kui mul oli IT-alane mure, läksin ülikoolis IT-osakonda, tean, et seal on professionaalne kõrgetasemeline teadmine, ma saan vastused, ma ei tea, WordPressi või mille osas, eks ole. Praegu ma tunnen, et ma pean mõtlema teistmoodi või nagu seesama, et ma nagu ise hea meelega aitan teisi või mulle meeldib see mõtteviis, aga ma tunnen, et siin, kuidas sa sõprussuhetest ja ütleme näiteks, et Triin ütles, et paljud on mu sõbrad, eks ole, kes teevad mingisuguseid, et näiteks, et sa lepid kokku, et selle aja me suhtleme IT-alaselt või turunduslikult või mis teenuseid, eks ole, vaja oli, et see on nüüd töölõik ja see on nagu selline ma ütlen, praegu me käime ühe sõbraga, kes ka ettevõtet on asutanud jooksmas ja siis me räägime kõik teemad ja nagu me oleme üksteisele nii-öelda panen praegu partnertehingus mõnes mõttes, on ju. Aga kuidas sina sellest mõtled? Mul on tunne, et selles kohas hoiakud on väga olulised. Kuidas sa oma aega planeerid nagu selles mõttes? See on hästi-hästi keeruline koht ja see on siiamaani nagu keeruline, sest minu ärimudel näiteks ka algusest peale oli suuresti mingisuguse teadmise jagamine, et kuidas mingit asja teha ja siis järsku oli neid sõpru hästi palju, kes seda teadmist tahtsid, siis on, et sõber helistab mulle, räägin temaga 25 minutit ja pärast kirjutan talle arve või et tegelikult nagu tundub, et ei kirjuta, aga kui mulle helistab nagu, et võimenda seda olukorda, kujuta ette, kui 10 sõpra sulle niimoodi päeva jooksul helistab ja su tööpäev on hukas, on ju, ja sa ei ole päeva lõpuks mitte sentigi teeninud. Et siis tegelikult on see nagu, see on ühest küljest lihtsalt selline nagu enese jaoks tuleb mingisugune nagu otsus teha ja võib-olla sõpradele ka ausalt öelda, et täpselt seesama koht, et kui ma nagu kõiki neid olukordasid nagu ütlegi 10-kordistad või niimoodi, et siis tegelikult saad aru, et mingil hetkel see väljub kontrolli alt.
praegu ka, kui ma Tartusse selle mängumaa tegin, siis mulle on nagu mitmeid kordi öeldud, et no me pakume seda vaba mänguaega ka seal õhtuti, et aga sõpradele on ju vaba mänguaeg, sõpradele ja sõprade lastele on ju vaba mänguaeg ikka tasuta. Minu poolest võiks ta kõikidele tasuta olla, aga kuu lõpus pean ma 2000 eurot maksma renti, töötaja tahab ka palka saada, on ju, et noh, läheb nagu keeruliseks, vaata. Et ühesõnaga lihtsalt nagu see on enda jaoks selline koht, et tegelikult ei tohiks olla häbi seda raha küsida, sest et sinu teadmised on ju väärtuslikud ja olulised. Siis sa oleksid ju võinud ülikoolis ka neid loenguid tasuta pidada. Miks sa seal ei tahtnud oma teadmist neile tasuta jagada nagu? Et vaat mõtle, kui palju head sa oleksid teinud. Sadu ja sadu inimesi oleks saanud nagu sinu headusest osa. Siin on praegu, mul on veel see vabatahtliku töö, et ma näen, et see on tohutult nagu võimas ja innovatiivne kogukond. Noh, ma käisin vahepeal sellel nädalal, eks ole, Raplas, Võsul ja Jõgeval ja ma andsin maailma parimat teadmist, aitasin tõlkida. Selle eest ma raha ei saanud, sõit kompenseeriti, eks ole. Ma mõtlesin, et kui ma sinna juurde pikiks need ärieesmärgid, et noh, tõesti Võsul, Raplas ja seal ma teeksin seda ATH nõustamist näiteks või midagi muud, siis ta oleks tasakaalus rohkem. Et ma otsin nagu sellist head mudelit või lahendust ja energeetilist nagu mõtteviisi, et sellepärast ma küsin, et noh, see on sihuke otsingu koht see just on ei ütlemise oskus ka. See on ei ütlemise oskus ja ikkagi nagu mingisugune see piiride seadmine, et vaata, kui sa näiteks noh, kujuta ette, sa läksid hommikul ülikooli tööle, on ju, sul palk jooksis, et ükskõik, mis sa seal tegid või kellega sa seal koridori peal rääkisid, mis nõu sa talle andsid või mõne õpilasega, mis iganes, on ju, siis lõppkokkuvõttes see oli ikkagi sinu tööaeg ja see oli tasustatud, on ju. Aga siin praegusel hetkel on ikkagi nagu olukord see, et kui sa teed hästi palju neid vabatahtlikke asju, siis lõpuks oledki sa selles olukorras, et ma ei saa praegu nagu äriplaani kirjutada, sest et ma pean leidma nagu viise, kuidas praegu näiteks raha teenida, on ju. Et lõpuks me jõuame ikkagi kõik inimesteni sinna, et me peame nagu lõpuks tegema mingisugused nagu valikud, et noh, see on selline lihtsalt noh, inimestel on need võimalused ka hästi erinevad, et noh, mingi aja kindlasti saab niimoodi, aga kui sa tõesti leiad enda jaoks nagu selle lahenduse seal, et sa suudad nagu ära ühendada selle vabatahtliku töö ja seal kõrval noh, kui see pakub sulle nii-öelda kas endale siis või läbi selle leiad endale kliente ja sa suudad sinna juurde pikkida ka mõned klienditööd, siis loomulikult oleks see tasakaalus, aga see ongi jah, need mudelid on nii erinevad lihtsalt. Nojah, ma ütlengi, et sellepärast mul tuli see nagu kanalus, et ma just mõtlen, noh, nagu Triin vahest ütleb, et kes tuleb ära avaliku sektori töölt, et tal võtab aega, et selle mõtteviisidega harjuda, aga mul on nagu tunne, et siin on midagi veel, et ma tunnen, et see on mu missioon, nagu ma olen nii, noh, see, mida ma hingamise ja meditatsiooniga õpetan, et see on nii vägev, see on innovatiivne ja see on mu missioon, et ma pean muud asjad sinna, noh, muidugi lapsed on kõige tähtsam ja laste tervis, eks ole, mis on ka minu elu drive praegu. Mis on noh, et liiga palju asju ei saa võtta, aga samas jõudu mul vahepeal on, et siis noh jah, et see on niisugune sobitamise koht, et ma püüan aru saada, et miks ma praegu noh, vanasti tegid projekti ära, eks ole, aga mis praegu on, et ma pean nüüd nädalaga kirjutama ikkagi selle äriplaani valmis, kui ma tahan nagu õigesti minna või noh, ühesõnaga jah, see on mu sisemine võitluslust olnud. Sellest me räägime päeva teises pooles ka, et Töötukassalt tuli ka uudis, et nad plaanivad mingil hetkel ära kaotada üldse selle ettevõtluse alustamise toetuse, ma ei tea täna praegusel hetkel kell 10:12, ma ei tea, mis ajal nad selle ära plaanivad kaotada, aga ma üritan selle vastuse saada täna kella 1, kui me lähme uuesti vestlusesse teiega ja seda just sellepärast, et kuna teie olete siin koolitust lõpetamas ja kes on nagu selle koha peal, et kas esitan või ei esita, et siis võib-olla pigem peaks nüüd ikkagi soovitama esitada, aga ma ei tea, et räägime sellest siis, kui ma natukene targem olen, et siis lõpuks on ikkagi see, et tegelikult kui ma ausalt ütlen, siis nüüd ka, kus see koolitus on sisuliselt lõpusirgel, siis kes tahab selle äriplaani menetlusse panna, ma ütlen, et see on teil paari päeva töö, et tegelikult kui sa võtadki nii-öelda fookusesse, et nii, see on minu viimane võimalus see raha üldse saada ja sul on kõik see teadmine olemas, kuidas seda kirjutada, siis lähed, ma ei tea, sulged ennast raamatukokku, teed 2-3 pikka päeva ja see äriplaan on sul valmis ja saada ära, et selles mõttes tegelikult ta ei ole keeruline. Aga lihtsalt ongi see nagu aja taha enamasti inimestel ikkagi jääb, et motivatsioon on üldiselt kõikidel kõrge, aga aega napib. Vot.
No super, see on väga oluline info, aitäh sulle, et sa uurid seda, et kõlab. Nii, igakuised teenuste kulud koostööpartneritele ja teenusepakkujatele. Siin on nüüd täpselt seesama, kelle sa endale seal ülevalpool 9.2 siis selleks koostööpartneriks märkisid. Selle peaksid sa siia ka tooma ja kirjutama, et missugune see kulu tema peale siis on kuu lõikes, et või siis mingisuguses muus kvartalis näiteks või kord aastas või mis iganes see sul olema hakkab, on ju. Et raamatupidaja sihuke, ütleme 30 eurot kuus, võib-olla 20-30 eurot kuus, see sõltubki nüüd natukene sellest, et mis see sinu ärimudeli eripära on, mis osa sa teed ise, mida sa ootad temalt. Või siis, kui ei ole raamatupidaja, siis oleks siin raamatupidamisprogramm. Ma panen siia sellega või raamatupidamisprogramm. On ka mingisuguseid vabavaralisi variante, eks ole, et võib-olla sa ei vajagi ise seda nagu Merit Activa programmi igakuist kulu endale juurde, et kõiki neid lahendusi saate uurida, siis kui ühel hetkel aeg nii kaugele jõuab, see ei ole kindlasti tänane otsustuskoht. Täna on nagu oluline äriplaan valmis saada, menetlusse panna, et sul üleüldse oleks põhjust seda raamatupidamisalast otsust tegema kunagi hakata, on ju. Aga üldiselt on siis jah, kaks varianti, et kui sul on juba oma raamatupidaja, siis sa saad kasutada tema programmi ka müügiarvete tegemiseks ja siis sa ise seda programmi ei vaja. Ja et ma panen siia ka, see on mingi circa 24 eurot kuu peaks ta käibega koos olema. Meriti lehel on see summa mingi 19 kopikatega, aga see on, sinna tuleb käibemaks juurde ja seda tuleb teil nagunii maksta isegi siis, kui te ise käibemaksukohuslased ei ole. Nii, siis on see elektriarve kompenseerimine. Kodukontoris töötad, sul on õigus juhatuse otsuse alusel, ehk siis ise teed selle otsuse, sina oled juhatus, endale kompenseerida mingi teatud protsent elektriarvest. Siin on näitena toodud 30%, see võib olla ka midagi muud, sõltub natukene jällegi sinu sellest eripärast. Telefoniarve. No see sõltub ka nüüd jällegi sellest, et kas su ärimudel nõuab pidevat telefonitsi klientidega suhtlemist või ei nõua. Kui see on ikkagi pidev, ütleme näiteks nagu võib-olla Sabina ei taha päriselt oma telefoninumbrit panna kuskile avalikuks, sest et siis ühel hetkel lihtsalt on telefon punane ka siis, kui ta otsustab nädalaks juhtme seinast välja tõmmata, on ju. Aga et tema puhul võib-olla näiteks tuleb kõne alla see, et ta võtab endale eraldi telefoninumbri täitsa selle jaoks, aga kellel on niisugune vahel harva helistab, minul on näiteks igal pool oma isiklik telefoninumber, sest et neid kõnesid tuleb no tõesti kuus, võib-olla paar tükki, kus keegi helistab ja mind nagu ei sega see. Et siis sellisel juhul näiteks minu isiklik telefoninumber ongi minu ettevõtte all, nii-öelda ma maksan oma telefoniarvet ettevõtte alt, peamiselt kasutan siis seda tegelikult isiklikuks otstarbeks, on ju. Aga siin on telefon, siin on kindlasti ka internetikulu. Siin on isikliku sõiduauto kompensatsioon, mis on siis, see on aktiivne link, saate lugeda selle kohta, et kõik ärimudelid tänapäeval me saame põhjendada, et meil läheb autot nii-öelda vaja, ikkagi sõidame, teeme, ajame mingeid asju, et saad endale seda sõidukompensatsiooni maksta, kui kasutad oma isiklikku sõiduautot, mitte ei osta ettevõttele autot, on ju, et siis on nagu jällegi teised asjad. Et need on nii-öelda need igakuised pidevad kulud ettevõttel ja siin ongi siis ütleme näiteks selle elektriarve kompenseerimise, telefoni, internetiarve kompenseerimisega, sõiduauto kasutamise kompensatsiooni ja nendega saab nagu natukene tekitada endale, et sa saad ettevõttest raha välja maksta ilma makse maksmata, sellepärast et nende pealt sa makse maksma ei pea. Samamoodi võib siin olla ka näiteks see spordihüvitis, see ei ole õige nimetus, aga mingi heaolu, mis iganes asi ta on, et ühesõnaga siin on ka nagu omad asjad, et mida te saate endale nagu maksta, ilma et te peaksite maksma neid kõrgeid makse riigile selle pealt, et alguses elab ka sellega nagu mõnda aega võib-olla ära, on ju. Ja siis samamoodi see turundusspetsialist, IT-spetsialist, kes iganes teil on ju, et siin on pandud nende spetsialistide juurde mul lihtsalt märge, et igakuine kulu puudub, teenusarve vastavalt osutatud teenuse mahule, aga sa võiksid teada, mis see tunnihinne on, et enamasti nad töötavad tunnipõhiselt ja et kas ta ongi siis mingisugune 20 eurot tund või mõningad mingid itimehed tahavad kindlasti rohkem saada.
aga samamoodi jällegi, et lihtsalt nii-öelda mingid umbessummad. Need asjad nüüd, mida sa päriselt iga kuu maksad, ehk siis siia võiks ka teha 2 lahtrit või 2 seda jaotist, on igakuised kulud ja siis on ütleme spordihüvitis ka, see on kvartali kohta, siis võiks panna siia näiteks mitte igakuised, vaid öelge mulle, mis see teine sõna on. Aeg-ajalt ka, ma ei tea, endal sõnastage paremaks, mul ei tööta pea eriti hästi praegu. Aeg-ajalt kaasnevad kulud. Ühesõnaga, et siis näiteks jaotad niimoodi ära ja nüüd need igakuised kulud, ma panen siia juurde ka märke, peavad jõudma finantsprognoosidesse ka sisse, rahavoogudesse täpsemalt. Rahavood. Siin on infotehnoloogia kulu, rida number 54, rida number 55, 52, 54, 55. Ma panen siia lihtsalt kirja, et siis te teate need kulud peavad jõudma finantsi. Rahavood, tabel, rida number 52, 54 ja 55 oli äkki, pärast kontrollin. Et põhimõtteliselt, kui sa ütled, et igakuiselt kulub mul raamatupidaja peale 30 eurot kuus, siis sa võtad lahti samal ajal ka finantsprognoosi endale, võtad lahti rahavoogude tabeli ja paned selle 30 eurot igasse kuusse 55. reale. Siin on muud kulud, vahendusteenus, pangateenus, raamatupidamine ja panedki 30 eurot siia igale poole kirja. Miks ma seda ütlen, sest et see tuleb pärast nagunii ära teha ja kui sa paned selle praegu sinna sellesse ja me peame pärast ühildama äriplaani ja finantsprognoosi selleks, et see ühildamine läheks meile hästi lihtsalt, on vaja need kulud siia nii-öelda kohe sisse kanda ja siis ära ka märkida, mis kulu see on, parem hiireklõps, sisestage märkus 30 eurot raamatupidamine või siis näiteks raamatupidamisprogramm, kes soovib, on ju. Et siis on siin kindlasti, võid sa siia panna igakuise kulu alla ka näiteks pangateenus. On 2 eurot kuus minu meelest endiselt veel vist viimased enam-vähem 10 aastat juba, kui sul on LHV, SEB, Swed või Luminor peaks olema. Coop on tasuta. Mina olen Coop pangaga väga rahul. Ma ei taha ühtegi kohta ei taha raha maksta, kus just ei pea. Coop ei küsi sinu käest seda igakuist mingisugust pangateenust, et ühesõnaga. Siis need asjad tuleb sinna finantsi ka siis põhimõtteliselt sisse kanda, aga need täiesti sõltuvadki nüüd sellest, et mis sa ise nii-öelda tunned, et need on. Ja samamoodi me vaatame pärast sellel viimasel vestlusel üle, kas sul kõik need asjad klapivad, kas sul on needsamad kulud, mis sul on siin, on ka finantsis ja nii edasi. Aga minu jaoks ideaalne lahendus oleks see, kui sa oled need juba sisse kandnud sinna, et siis meil läheb nagu nobedamalt see asi. Elektriarvega ongi täpselt nüüd see, et saate ise otsustada, kas te seda kompenseerite või ei kompenseeri. Samamoodi telefoni ja interneti puhul on ju, et võite lähtuda nende 3 puhul oma praegustest arvetest, need, mis teil tänasel hetkel need summad arve peal näitavad, sest et sa ei saa seda kuidagi teistmoodi väga välja mõelda. Ja ütleme näiteks, et vaatadki, mis su elektriarve praegu on ja sellest võib-olla näiteks 40% endale igal kuul korvad. Ära nüüd hakkasin tegema mingisugust hullu protsentarvutust, sellel lihtsalt ei ole mitte mingisugust mõtet. Lähtu oma praegustest arvetest. Et kui sa ühesõnaga võtad selle elektriarve, sa tead, et sul ta oktoobrikuus on circa 80 eurot ja maikuus on näiteks umbes 50 eurot, on ju, siis panedki need umbessummad sinna, et ära hakka nagu päriselt igast sellest olnud arvest leidma 30%, vaid pane sinna enam-vähem mingisugune see summa, aga arvesta sellega, et talvel on ta võib-olla 10 eurot kõrgem ja suvel on ta 10 eurot madalam, on ju. Et lihtsalt mingisugune loogika sinna taha nagu tekiks. Kellel on nagu, noh, ütleme, Hannal töötab see tikkimismasin ja kõik need asjad kindlasti elektriga, ma arvan, mitte bändaga kuidagimoodi, et siis
on elektrit läheb tõenäoliselt natukene rohkem kui näiteks Sabinal, kes kasutab tõenäoliselt, loeb telefoni, kasutab wifi ruuterit ja siis seda arvutit, on ju, et Hanna võib-olla peab ka näiteks need särgid pesema ja triikima, et iga liigutus jällegi võtab elektrit, et siis nagu lihtsalt mõtle enda sellest valdkonnast lähtuvalt läbi, et kuidas minul see lugu on. aga kas nii. siin tuleks need kulud siiski hoida või noh, ütleme, ma saangi nagu nii aru, et mõnes mõttes eriti alguses on see tähtis, et see katab nagu, no need on need kulud, mida sa ei maksa nii-öelda oma palgast, vaid need sa saad nii-öelda palgaväliselt näidata. aga noh, Ja. näiteks minul on see spordihüvitis oleks ääretult tähtis, ma ise tunnen, et läbi spordi, läbi igakuise, noh, kunagi oli see mingi Steffi või mis see, ühesõnaga Stepi jah, Stepi. Stepi, et noh, see ongi igakuine, et ma mõtlesin, et kas see noh, aeg-ajalt see on nagu kvartaalne või sesoonne või ütleme siis ebaregulaarne või noh, mingisuguse teatud regulaarsusega kulu, nagu sa siin välja tõid. et kas pigem noh, ütleme reaalne, et see eelarve paika saada, et alguses ei julge ju väga suuri kliendiarve prognoosida. et kas see on siis nagu pigem võiks seal olla tagasihoidlik siiski, et noh, nagu või lihtsalt mängidagi nende arvudega või kuidas sa See soovitaksid sõltub lahendada? siin hästi suuresti sellest finantsprognoosi sissetulekust. Mina pigem soovitaksin kulud hoida esimesel aastal madalana finantsprognoosis. Kuidas sul päriselt see olema hakkab ja mida sa endale kompenseerid, kui palju, selle otsuse sa saad nii-öelda, sa saad ümber otsustada siis, kui sa päriselt ettevõtte oled ära asutanud ja vaadata, mis need päris rahalised võimalused sul olema hakkavad. Aga siin nagu selles mõttes on mõistlikum hoida need kulud pigem madalana, sellepärast et finantsprognoos lihtsalt klappima hakkaks. Kuna see tabel on tohutult tundlik igale väiksele numbrilisele muudatusele, siis me vaatame selle lõpuks nagu kriitilise pilguga üle. Mõningatel juhtudel ma soovitan hiljem kulusid nagu lisada, mõningatel juhtudel midagi ära võtta või siis väiksemaks nii-öelda teha. Et seda vaatame siis, kui me nii kaugele jõuame ja seda saabki vaadata ainult iga äriplaani ja iga finantsprognoosi põhiselt, sest et teie tulud on hästi erinevad ja samamoodi ka näiteks otsesed kulud, et kui näiteks ütleme, Hannal on kallis toode, aga ta on kallis sellepärast, et tal on ka kallis omahind, siis me ei saa väga suuri kulusid, muid kulusid tegelikult näidata, sellepärast et see kallis omahind juba tõmbab finantsprognoosi sinna miinuse poole kaldu. Sabinal näiteks saab olema väga-väga raske tekitada piisavalt kulusid selleks, et finantsprognoos oleks lõpuks tasakaalus, sest et tal on sisuliselt ainult teenuse osutamine, ta ei pea, ta müüb oma aega, tal on seal mingisugused pisikesed telefonid, internetid, värgid, aga hästi raske on nagu kirjutada seda finantsprognoosi ka tasakaalu, sellepärast et ta ei tohi olla ka liiga kasumlik, see jälle Töötukassale ei meeldi, et kuule, sul hakkab nii hästi minema, et osta ise endale need asjad, on ju. Et ühesõnaga raske nagu alati leida seda tasakaalu, aga me oleme selle senimaani alati nagu ikkagi leidnud. Aga reaalselt, kas sa soovitad pangateenust? Ma olen, ma ei tea, nüüd sain teate, et olen 30-aastane Swedbanka klient olnud, aga noh, ka plastilisuse ja võib-olla ka kasumlikkuse mõttes, et kas on ettevõtet mõtet asutada mõnes teises pangas või seda pangateenust või on lihtsam ikkagi oma panga juures? Kui sa Triinu käest küsiksid, siis ta ütleb, et LHV, et kõik mingisugused siuksed noh, ühesõnaga inimesed hästi-hästi tihti, ettevõtjad eelistavad LHV-d, mina päris hästi sellest eelisest aru ei saa, tegelikult on see ikkagi suuresti harjumuse küsimus. Vaata, kui sa lähed võõra panga sinna iseteenindusse, kus kohas siin on, mis maksed, mis ma tahan seda väljavõtet võtta. Kahe süsteemi hoidmine. Terve elu olin SEB klient, siis tuli Coop, tegi mulle mingi ulmeliselt hea pakkumise, läksin Coopi üle. Nüüd võtsin SEB-st kodulaenu, pidin SEB-sse tagasi kolima kõik oma rahaasjad. Ma olin nii pahane esimene kuu arveid makstes, sest ma ei leidnud ja mulle ei tundunud see üldse loogiline. Nad on ju seda kõvasti muutnud ka, sest need itimehed on hästi nagu altid neid igasuguseid parendusi ja arendusi seal tegema kogu aeg ja siis mina vaesekene pean seal nagu orienteeruma, on ju, et ühesõnaga siin ei ole vastust, võta see, mis meeldib või mis tundub nagu hea, et seda ei saa. Kõnetab see, mis sa räägid, jah. Aitäh. Tundus ise ka nii. Nii, ja noh, lõpuks see 2 eurot kuus korruta 12-ga, et see tegelikult ei vii sind pankrotti, kui sa 24 eurot aastas maksad ära selle pangateenuse peale, et ühesõnaga lõpuks ikka saab. Nii, hinnastamine. 10. peatükis on täitmist väga vähe.
siin on oluline teil täita iseseisvalt ära 10.1 minu 3 olulisema konkurendi toodete ja või teenuste hinnad. See eeldab seda, see täitmine eeldab seda, et teil on need konkurendid leitud, et te olete välja valinud oma 3 peamist konkurenti, 5. peatükk on täiuslikult nii-öelda täidetud ja ma enam seal muudatusi ei tee, siis on mõtet hakata 10. peatükki üldse vaatama. Et siin tuleb seda täita siis niimoodi, see tabel on olemas. Siin ongi eelmise osaleja näited, aga vahet ei ole. Ühesõnaga, teil on siin toote-teenuse nimetus, mida sa siis võrdled nii-öelda ja siis on ettevõte, kelle hinda sa nii-öelda võrdled. Siia tuleb panna 3 konkurenti, paned oma konkurendi nime reaalselt konkurent 1 asemele, mis teie tabelis on, läheb sinu esimese konkurendi nimi, konkurent 2 asemele teise konkurendi nimi ja konkurent 3 asemele kolmanda konkurendi nimi. Ja viimane tulp siin on sinu ettevõtte hind. Ja nüüd, mida sa võrdled? Ideaalis võiksid sa leida oma konkurentidelt üles siis nende toodete hinnad, mis ka sinul endal toote või teenuse valikus on. Et ütleme, sa pead teda enda oluliseks konkurendiks tõenäoliselt selle tõttu, et te pakute sarnast toodet või teenust ja siis näiteks oleks meilgi siin olemas selline olukord, et näiteks tikandiga tahaks panna näiteks tikandiga T-särk, on ju. Tahaks panna veel lapse joonistusega tikitud T-särk, nii, aga seda teised ei paku, siis tuleb üldisemaks minna, siis tuleb panna siia kas personaliseeritud T-särk või midagi ja täpsustada all, et näiteks trükitud ja sinu puhul näiteks, et on tikitud vastupidavam, on ju. Aga üldiselt tuleks leida nagu sarnane võrreldav toode ja ideaalis võiks see olla selline toode siis, mis on olemas nii sinul kui ka kõigil sinu 3 konkurendil. Enamasti on see koht, mis läheb keeruliseks. Et sina pakud seda, võib-olla veel sinu 2 konkurenti pakuvad sedasama toodet, aga kolmandal seda toodet valikus ei ole, tal kattub minuga mingisugune muu toode, siis ära jäta seda lahtrit tühjaks, vaid pane siia kriips, et ei jääks muljet, et sa oled unustanud seda täita, vaid et reaalselt temal see puudub. Võid kirjutada ka, et toode puudub või siis panedki lihtsalt selle kriipsu siia, on ju. Nii. Ja siis näiteks oleks siin mingisugune, ma panen praegu lihtsalt tikitud poekott siia näiteks, see võib olla näiteks esimesel konkurendil puudub ja teistel on olemas, on näiteks 50 eurot ja on olemas näiteks 35 eurot ja siis on minul ka näiteks, mina pakun näiteks 45-ga, et siin on oluline lihtsalt see enda hinnastamine, mõtle läbi, mis need hinnad võiksid olla, võib-olla me muudame neid pärast, aga see on siis ka jällegi üks pisikene liigutus. Ja siin on kindlasti oluline teada seda, et sa ei pea pakkuma konkurendist odavamalt oma asju. Et kui sa tunned, et sinu toode on nendest oluliselt parem, sul on parem tooraine, sul on parem mingisugune kvaliteet, mis iganes, siis ta ei pea olema odavam. Et ühesõnaga mõtle see pool läbi. Ja proovi siis kõigepealt oma 5. peatükiga saada ühele poole ja alles siis tulla siia 10. peatükki täitma seda, vaadata lihtsalt, kus kohas sa asetsed selle konkurentide suhtes, et kas kõik on sinust odavamad, kõik on sinust kallimad ja sellest lähtuvalt saad natukene enda seda hinnakujundust ka võib-olla muuta. Et saab seda poolt vaadata. Aga mis on siis, kui konkurendid on, ütleme, avaliku sektori asutused ja neil ei ole sellist hinnastust, et nad on tõesti, neil on palga sees need teenused näiteks, ma ei tea, või et kas sul on selline olukord või? no mõnes mõttes seda ATH nõustub, no on erapakkumisi ka, aga nad paaril ei ole kodulehel üleval hinnad, nad ka alles testivad ja teised on, ütleme tõesti võib-olla ikkagi nagu haiglad või ka sellised, tõenäoliselt eks seda on, eks neid coach imisi ja asju on, aga see ei paista nii otse välja. Aga siin peaksid olema kindlasti nende 3 hinnad, kelle sa valisid endal sinna konkurentide tabelisse.
no sinna okei. viiendasse vaata, et kui sa sul ongi 3 tükki, keda sa siin tabelisse kannad ka nagu reaalsete nende tunnihinnetega või siin võiks ühika siis taga olla, nagu te näete, siis siin oli mingisugune jooksva meetri, kardinate puhul oli jooksev meeter, on ju, et aga mida sa enda puhul hinnastad, et kas see on tükk või on see lihtsalt tund või et samamoodi näiteks, kui te hakkate, Margit ja Sabina hakkavad otsima, osad võib-olla pakuvad näiteks 90 minutit, 100 eurot, teisel on võib-olla näiteks 60 minutit, 70 eurot, on ju. Et seal ka ju selles mõttes see üks võib tunduda odavam, teine võib tunduda kallim, aga mis sa ajaliselt nagu vastu saad ja kuidas siis sina oma teenuse oled üles ehitanud, et ühesõnaga proovi leida niimoodi, et sa saad võrrelda neid asju, et kas siis arvestad tunni peale selle ümber või kirjutadki reaalselt välja, et ongi näiteks personaalne nõustamine, 90 minutit nii palju eurosid, 60 minutit nii palju eurosid, et ühesõnaga, et tuleksid välja see, et kuidas see kliendi jaoks nii-öelda tasakaalus on ju. Ja kindlasti peavad siin jah olema need, keda sa oled viiendas peatükis sisse toonud, et kui sul viiendasse peatükki nüüd said ka mingid need avaliku sektori omad, siis vaatame sinu omale nagu eraldi otsa, et kas siis peab, ma ei tea, noh, kuskilt peab ikkagi mingi hinna saama, sest Töötukassa jaoks lihtsalt me ei saa nagu igale poole kirjutada, et info puudub, info puudub, info puudub, infot ei leia. Seal ei ole, seal on, noh, ma tean juba natuke sisedünaamikat ka, näiteks ATH Liit teeb niimoodi, et nad pakuvad koolitusi soodsalt, sest et inimesed on hädas selles hetkes, noh, ei ole, seal on ka võib-olla hoopis teistsuguseid kliente, ma seda ka kuulsin. aga ütleme, et ettevõtted sponsoreerimise alusel makstakse kinni mingi osa sellest, et nad saaks pakkuda neid teenuseid noh, rohkematele. no ühesõnaga, siin on oma teistmoodi struktuur. Ja, aga no siis on ka ongi jah kindlasti see, erategijaid juba. et kõigepealt saad teha enda jaoks selle otsuse, et mis sul endal konkreetselt need tooted on ju neljandas peatükis, siis vaadata, mis su konkurendid pakuvad, kas sa leiad need õiged konkurendid ja siis vaatame seda 10. peatükki ka, et need on kõik omavahel hästi tihedalt seotud nagu. Nii, ja siis jõuate te selle toote hinnastamise juurde, aga seda me siin praegu tegema ei hakka, sellepärast et teil on finantsprognoosis endal see toodete omahinnatabelid kenasti olemas. Need saate te iseseisvalt ära täita, see on siis otsesed kulud finantsis, on ju. Et sa oled pannud siia, paned oma toote nime, te kindlasti Triinuga tegite seda, panete need nii-öelda kulukohad ja summad kirja, mis sul reaalselt nii-öelda siin kuluma hakkab selleks, et see toode päriselt valmis saaks. Ja hiljem, siis kui me oleme finantsprognoosi läbi vaadanud ja me oleme ta tasakaalu saanud, siis me kopeerime need omahindade tabelid siia äriplaani. Palun ärge hakake kulutama aega selle peale, et te seda omahinda siin kuidagimoodi käsitsi arvutate ja siis ai kaudu on seda üritatud arvutada ja igasuguseid asju. Me lõpuks kustutame selle nagunii ära, sest et siia äriplaani see lahenduskäik ei sobi. Siin tahetakse näha, et ta on finantsprognoosiga kooskõlas, et ta on sellesama loogika alusel välja arvutatud. Ja kuna te juba teete seda siin, siis meil ei ole mõtet seda 2 korda tegema hakata, siis me lihtsalt teeme siit copy paste nendest tabelitest, võtame nad kahekaupa, et see vormistus jääb ka nagu selline normaalne, on ju, et ta mahub ilusasti ära siia. Sellepärast on siin lillad kirjad, ärge palun praegu seda täitke. Täpselt sama lugu on sellega, mis on minu ettevõtte esimese aasta täisomahinna kalkulatsioon. Täpselt samamoodi tuleb siit täisomahinna kalkulatsioonist siis, kui kogu see äriplaan ja finantsprognoos on juba ära täidetud. Et finantsprognoosis vaatame täisomahinna arvutust siis, kui on täidetud otsesed kulud, kui on täidetud tooted leht, kui on täidetud toetuse kasutamine, kui on täidetud rahavood. Enne me siia üldse piiluma ei hakka, sest et me ei näe siit õigeid numbreid ja me ei tea, kuhu poole me seda finantsi kallutama peame hakkama, et sellega te üksi ei jää, selle ma aitan teil ära teha, et see on noh, esimest korda täites on ta nagu pigem niisugune kosmoseteadus, aga teist korda tehes on juba hästi lihtne. Et ärge nende kohtadega praegu üldse vaeva nähke, see ei ole teile selles mõttes oluline ka kaitsmise jaoks, et kaitsmisel finantsprognoosi poole pealt väga palju keegi midagi ei küsi, sest on arusaadav, et töö käib veel edasi. Pigem pead sa lihtsalt teadma oma seda äriplaani sisu poolt, et mis sul see, mis sa tegema tahad hakata nagu, mis need tooted, teenused on ja nii edasi, on ju. Ja tasuvuspunkt täpselt samamoodi tuleb finantsist.
ärge täitke seda praegu. Edasimüüjate kaudu müümine. Siin ka nagu teie puhul ei ole mõtet praegu tegeleda sellega, on ju, et Karolin on tõenäoliselt ainukene, kelle puhul see üleüldse kõne alla tuleb, aga samamoodi praegu sa veel ei tea, kuna sa ei tea ka ju oma toote omahinda, on ju, et ühesõnaga 10.3 võite jätta täitmata ja kõige viimasena paneme me äriplaani paika 10.4, siis kui finantsprognoos on tasakaalus, sinu toote hind klapib toote omahinnaga, kaudsete kuludega ja kõik muu klapib, siis me selle teeme ka siia viimasena hästi nagu lihtsasti paari hiireklikiga see siia tekib, et selles mõttes ärge nähke vaeva, lihtsalt tühja vaeva. Pigem kirjutage mingit ilusat teksti sinna ülespoole selle aja arvelt nagu. Jäi siis niimoodi, et 10. peatükis tuleb ära täita ainult see 10.1 tabel, on ju. Siin mitte midagi rohkemat tegema ei pea. Ja nüüd jõuame me 11. peatükki, mis me võtame nagu selles mõttes küll palju peatükke läbi, aga täita siin ei ole palju, et keeruliseks osutub või noh, ütleme kõige keerulisem nendest on võib-olla see 9. peatüki täitmine, et ülejäänud on nagu imelihtne. Arveldamise peatükk 11. on nüüd see, et kuna sa tead, mis su toode või teenus on, sa tead, mida sa selleks vajad, et seda toodet või teenust pakkuda, siis on sul hästi selge ka see, et mida sa pead igakuiselt ostma näiteks igakuiselt selle jaoks, et see toode või teenus saaks valmis ja kliendile osutatud. Siin jällegi on ta hästi erinev sõltuvalt sinu ärimudelist, et kas selleks nagu regulaarselt hangitavaks tooteks või teenuselt, ma tegelikult panekski siia täiesti nagu reaalselt juurde selle sõna, et need on regulaarselt hangitavad tooted või teenused, sest meil ei ole siia tabelisse mõtet kirjutada neid asju, mida me ostame ühe korra. Et samamoodi need asjad, mis me toetuse raha eest ostame, need on seal 7. peatüki toetuse kasutamise tabelis, neid me siia ei too. Siia me toome sellesse 11. tabelisse, me toome ainult need asjad, mida meil on järjepidevalt vaja. Ükskõik, kas see regulaarsus on siis kord nädalas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas, mis iganes. Aga et sul ikkagi aeg-ajalt neid asju vaja läheb, siis paned kirja, mis see on, et ütleme näiteks Sabina käib klientidega kohtumas, tal on vaja osta autokütust selle jaoks, et ta auto sõidaks. Tema ostab seda Terminal AS-ist, see on see tarnija nii-öelda, kelle käest ma selle autokütuse saan ja Terminal teeb Sabinale arve 1 kord kuus ja siis ta tasub arve alusel, makseviis on siis arve alusel tasumine. 1 kord kuus maksab selle arve ära ja siis läheb ja tangib jälle ja kõik on õnnelikud. Terminal on õnnelik, Sabina on õnnelik ja kliendid on ka hästi õnnelikud. Ja sellega on see mure nii-öelda lahendatud, on ju, aga mis seal veel on, kas sul on veel midagi vaja selle jaoks, et sa saaksid selle teenuse kliendile ära osutada, sul on internetti vaja, on ju, sul on vaja telefoni, sul on vaja võib-olla elektrit, et sinu puhul nagu piisaks nendest asjadest siia tõenäoliselt, mingid kontori väikevahendid, võib-olla mingid paberid ja sellised asjad. Ma ei tea, kas mingid töövihikud, midagi sihukest ka on ju, aga et ühesõnaga neid asju on siin pigem vähem. Keeruliseks läheb siin näiteks Hannal, et Hannal on nagu järjepidevalt vaja osta juurde mingeid materjale selleks, et ta saaks need särgid valmis teha, igasugused niidid ja särgid ja kõik muud asjad on ju. Aga siin mina soovitaksin teha nagu hästi lihtsalt, et kui sa näiteks tead, et särgid sa suure tõenäosusega tellid, ma ei tea, mingi kindla ettevõtte juurest, siis panedki siia lihtsalt üldiselt T-särgi toorikud näiteks. See võib olla ka näiteks üleüldiselt nagu need toorikud, et võib-olla kirjutadki siia, et sa saad nii särgid kui kotid, kui mis sul veel näiteks mõttes oli, et kõik asjad saad ühest kohast ja kirjutad siia näiteks, ma ei tea, osaühing särk ja osaühing, ma ei tea, kott, et ühesõnaga kui tulevad need erinevast kohast, siis sa võid täpselt samamoodi panna need siia ikkagi nagu kokku, et ära hakka kõiki erinevaid kohtasid üles loetlema, vali sellest 1 või 2, kust sa saad. 2 on selles mõttes jällegi hea,
et sa tõestad ära sisuliselt selle, et kui sa ühest kohast ei saa, nende laoseis ei võimalda, siis sul on teine koht ka, kust sa tead, et vajaduse korral võib-olla on hind nõksa kallim, aga sa tead, et saab ka nende käest osta, on ju, kui tuleb suurem tellimus sisse. nii, et sa saad panna endale nagu selle ilusasti kirja, siis siin on näiteks muu toormaterjal toodetele on meil eelmine kord olnud. Siin võib olla ka näiteks mingisugused väikevahendid või ongi näiteks eraldi niidid, kui sa tead, kust sa neid ostad, on ju. Ja siis see postiteenus samamoodi, et tead näiteks, et postiteenust ostad Omniva käest, olgu ta siis kullerina või siis pakiautomaadina, mis iganes. Et lihtsalt märgid ära, kelle käest, kust kohast sa mida ostad ja kuidas sa talle maksad. Et suure tõenäosusega, kui sa tellid nagu neid mingisuguseid väikseid pudinaid endale sinna, siis tõenäoliselt pead sa maksma nende eest kohe pangalingiga, on ju. Et sul ei ole nagu muud varianti seal väga, et nemad sulle arvet võib-olla teha ei taha ja pikka maksetähtaega panna. Aga osade asjade puhul jällegi saab. Ehk siis siin lihtsalt vaja teada, mida sul on vaja ja kuidas sa maksad. Ja kui see ülemine tabel saab nüüd täidetud, et sa selle poolega oled ühele poole saanud, siis sinule peab ka keegi raha maksma ja kes see siis on? Kes see sinu klient on? Eraisik on variant näiteks see, et eraisik, tavaline e-poe tellimus. Oletame, et Hanna ehitabki oma ärimudeli niimoodi üles, et tal on need tooted, mida klient saab temalt kohe osta. Need on tal e-poes ilusasti välja pandud ja siis on need, mida saab klient eritellimuse peale osta. Et tellib endale personaalse toote, siis sellisel juhul on võimalik siin ka teha nagu mingisugune erisus, et näiteks eraisik ostab selle tavalise e-poe tellimuse otse e-poest, maksab selle e-poest pangalingiga, on ju, ja 100% maksab ette, nii nagu lähed, ma ei tea, ostad endale Magda-Beauty'st mingisuguse kreemi, maksad selle ära ja siis ta pannakse sulle teele, tuleb sulle pakiautomaati, siin sama loogika, on ju. Eraisik eritellimuse puhul on näiteks, et teed talle arve, võib-olla ta maksab 50% näiteks ette ja 50% maksab kättesaamisel, ka need on lahendused, on ju. Aga siinkohal ka nagu, et kõik need eriasjad, mis tehakse, nendega on igatpidi mindud rappa sellega, et klient lõpuks näiteks loobub, et vähemalt mingisugune summa kindlasti ette soovitaks võtta, vähemalt see, mis sul ära kulub endal selle tooriku ja materjali peale. Olen toonud siin seda näidet ka, et üks hea tuttav ka tegeleb selle tikkimisega ja Valga vallavalitsus tellis temalt suured saunalinad tikandiga, tellis varakult ära, ma ei mäleta, oli see kevadel, aprillis-mais, et jõulukingiks tahab kõikidele töötajatele saada ühe suure selle nagu vahvelkangast saunalina tikandiga, hästi uhked, on ju. Hinnast saadi kokkuleppele ja siis õmbleja, tikkija ostis kõik selle toormaterjali ära, ei ole üldse mitte odav kangas, kogus oli ka suur ja siis suvi läbi muudkui tikkis ja tikkis ja siis kui oli aeg midagi raha ta ette ei võtnud, muidugi kõik on usalduse peale, sest et kõik on tuttavad ju omavahel ja siis, kui jõudis olukord selleni, et hakkaks nüüd maksma, et tere, mul on tooted valmis, siis tuli välja, et see inimene ei tööta seal enam ja see, kes tema asemele tuli, ei teadnud mitte midagi sellest, mis rätikud. Ei, mul on juba jõulukingitused tellitud, ma ei taha neid rätikuid enam, et ühesõnaga mingi lahendus seal lõpuks leiti, aga ikkagi väga-väga valus õppetund, et selles mõttes kõik need eriasjad on siuksed, et kui see sulle pärast kätte jääb, no ma ei tea, kes see ostab ära mingi Valga vallavalitsuse logoga mina ei tahaks endale näiteks koju nii. Ja su klient võib olla ka ettevõte, juriidiline isik, on ju, et kas siis temale näiteks pakud seda arve alusel tasumist, enamik nendest on läinud üle e-arvete süsteemile, et nad seda klassikalist arvet nii-öelda ei tahagi, vaid nad ootavad seda ainult e-arvena, mille saab saata otse raamatupidamisprogrammist. Et nendel on kindlasti mingisugune maksetähtpäev ka, küll võib olla kindel, et nad ära maksavad, aga samamoodi saad sa panna nagu arve peale kirja siis näiteks, et enne ettemaksu tasumist tellimust ei töödelda või midagi taolist, et jällegi ei tekiks seda olukorda, kus sa hakkad juba pihta
nad ei ole sulle veel mitte midagi maksnud ja siis oih, me mõtlesime ümber, on ju. nii et ühesõnaga üheksas peatükk, 10. üks punkt ja 11. need 2 tabelit ja see ei ole veel kõik nagu Topshopi reklaam ja te võite saada veel ka 12. peatüki see on nagu väikene maiuspala. 12. peatükk on nüüd vahelduseks või lõpetuseks selline kirjutamise peatükk jällegi. Et 10. peatükis ja 11. ma usun, midagi keerulist ei ole, selle te täidate 10 minutiga ära, aga siis 12. on see viimane jõupingutus. Et siin natukene saate veel nautida seda ilukirjandust ja siin on nagu päriselt nüüd see koht, miks see 12. peatükk siin üleüldse on. see on see koht, kus Töötukassa tahab saada teada, et mis sa teed siis, kui midagi juhtub, kui kõik ei lähe nii, nagu sina oled planeerinud, sa oled teinud nagu eelnevad 11 peatükki, sa oled teinud plaani, kuidas kõik võiks olla, kuidas minu ideaalses maailmas ma selle ettevõtlusega alustan. aga maailm ei ole alati nii ideaalne ja vahel võib juhtuda, et midagi läheb ikkagi plaanidest täiesti nii-öelda teisele poole. Siis mis sina tegema hakkad? Natukene sarnane sellele, mis te teises peatükis ka kirjutasite, et kuidas ma raskustega toime tulen. Siin on täpselt samamoodi seesama küsimus, et kui sul need mingisugused riskid või ootamatused realiseeruvad, siis kuidas sa käitud? Nad kirjutavad ka siin väga selgelt, et äris võib ette tulla probleeme ja ootamatusi. Mõtlen läbi, kui suure tõenäosusega midagi võib juhtuda ja mida teen juhul, kui mõni risk realiseerub. Ja need erinevad riskid, mis siis teil võivad ette tulla, mõned näited on siin olemas ja mina olen teinud siin need roheliseks, ehk siis mida teen siis, kui probleemiks on maksejõuliste klientide leidmine ja hoidmine. No see on universaalne probleem, see võib kõikidel teil ette tulla. Siis mida teen, kui probleemiks on aja planeerimine, samamoodi võib kõikidel probleemiks saada. Mida teen, kui probleem on turundamine? Mida teen, kui probleem on minu enda või töötajate haigestumine? Mida teen, kui eelkokkulepet tühistatakse? Mida teen rendipinna leidmise või hoidmise puhul? No see praegusel juhul ei kõneta vist teist kedagi. Seda me siis ei pea siia võtma. Kooskõlastuste ja tegevuslubade väljastamine. Kas no Karoliini puhul see on ju teema kindlasti. Tarneprobleemid võivad ette tulla, seadmete rikked, klientide või tarnijate usaldusväärsus võib olla probleemiks, turuolukord võib muutuda. Ehk siis need punktid ma panen siia, neid probleeme võib veel tulla, te võite ise ka probleeme välja mõelda kui te tahate lisaks olemasolevatele veel mõne probleemi välja mõelda, siis see on lubatud. Aga põhimõtteliselt saab seda peatükki täita hästi lihtsalt. Sa võid seda vormistust muuta ja kirjutada seda natukene teistmoodi, aga on sul võimalik lihtsalt võtta need punktidena ka ette ja kirjutada lahti, et mis ma teen siis, kui kirjutad näiteks siia aja planeerimise juurde, et võtad endale, et oled endale pannud paika selge päevakava nii-öelda või ajakava, mille alusel sa proovid toimetada. Ongi täpselt see, et sa oled 9. peatükis öelnud ära, mis aegadel sa töötad, kui palju sa kuus tööd teed ja jaganud ära oma selle tööajaga erinevate ülesannete vahel. Ja selleks, et nii-öelda võib-olla mitte ajaga lõhki minna, võid sa kirjutada siia, et sa võtad endale appi aja planeerimise äpi näiteks. Need võivad olla ka mingisugused muud lahendused, on ju. Aga just küsimus on see, et mis siis saab, kui mul on näiteks tööd ülepeakaela, et ennast nagu puruks töötada ei ole lubatud. Kuidas ma seda olukorda lahendaksin ja enamasti ongi need probleemide lahendused siin hästi lihtsad, et kuidas ma saan hakkama siis, kui probleemiks on oma äri turundamine näiteks. Olen teinud põhjaliku turundusanalüüsi ja turundusplaani. Kui minu planeeritud tegevused tulemusi ei too, siis kaasan ajutiselt turundaja, kes aitab mul asjad paremini läbi mõelda, seadistada esimesed reklaamikampaaniad
ja nii edasi. Ehk siis, et ei pea siin mingisugust jalgratast leiutama, et ei pea üldse midagi hullu siin välja mõtlema, vaid lihtsalt nagu hästi lihtsalt, loogiliselt oma sõnadega, et mis siis saab, kui eelkokkulepet tühistatakse, no mis sa siis teed? Mis sa teeksid siis näiteks, Sabina? et kui kokkulepped on tühistatud. Näiteks jah, mis sa siis teed? Oleneb, kellega see on olnud, et oletame, et kui see on näiteks koolitajatega või nagu tulevaste mingite koostööpartneritega, et siis ma arvan, kommunikatsioon on hästi oluline, et läbi rääkida, kui see ei, nagu siin oli olukord, et see töötaja näiteks kuskil ei tööta, on ju nagu ennem, eks, et siis tuleb lihtsalt leida lahendusi, et suhelda nagu kellegagi veel sealtsamast firmast või otsida mingisuguseid, jah, ma arvan, kommunikatsiooni nagu võimalusi või siis lahendusi, et kes siis veel võiks selle inimese asemel olla näiteks. Ja samamoodi, kui näiteks saabki probleemiks, ütleme siin Töötukassa selles äriplaanis nende eelkokkulepete tühistamine, siis ongi, et näiteks suunan rohkem energiat turundusse, et leida uusi kliente, võtan otsekontakti, saadan mingeid meile laiali, võib-olla käivitan mingi uue kampaania, mis tooks mulle nagu selle sama raha nagu sisse, on ju. Et põhimõtteliselt siin on siis jah, see asi, et sa pead lihtsalt mõtlema läbi, et kui midagi juhtub, kuidas ma reageerin. Sellepärast, et olla valmis, sest tõenäoliselt midagi nendest tehtud plaanidest nagunii uppi läheb. See käib selle asja juurde. Et siis saab enda jaoks nii-öelda need riskid juba selle võrra nagu väiksemaks, et kui sa oled nii-öelda valmistunud ja läbi mõelnud, kuidas ma lahendan, siis võiks olla nagu kergem olukorras päriselt toime ka tulla. Seadmete rikete puhul, kellel on nagu seadmetega tegemist, ka arvuti on ju, et kui sul see arvuti katki läheb, no seda tõenäoliselt viid parandusse ja asendusarvutit kusagilt saada ei ole liiga keeruline. Kui sul tikkimismasin läheb tuksi, siis samamoodi, et kas sa saad teda kusagilt laenata või siis on keegi, kes sa tead, et ka tikib ja viid tema juurde, palud mingid tellimused ära teha või otse ongi, samamoodi ka näiteks selle haigestumise puhul on ju, jään haigeks, aga oli kliendiga kohtumine kokku lepitud või tellimuse väljastamine, et see ongi ainult suhtlus on ju. Et suur enamus nendest probleemidest saab suhtlemise teel ära lahendada. Nii et siuksed värgid siin on. See 12. peatükk peaks olema põhjalik ja sellepärast ma ütlengi, et te võite siia vabalt neid asju veel juurde mõelda, mis teie selles äriplaanis konkreetselt võivad reaalseks probleemiks osutuda. Sest need siin on pandud üldiselt, et need on need probleemid, mis võiksid sobida täpselt nagu traktoristile, korstnapühkijale ja kõikidele teistele ka, et ühesõnaga on üritatud jällegi katta nagu kõikvõimalikud need probleemid siin ära, aga tegelikult on neid kindlasti veel. Ja sina siis lihtsalt kirjuta, et mis see võiks olla ja kuidas sa selle ära lahendaksid. Hea oleks seda peatükki alustadagi enam-vähem niimoodi, et olen teadlik, et neid probleeme mul tulema hakkab või et mingisuguseid probleeme tekkida võib, aga olen enda jaoks läbi mõelnud, et ma kindlasti tulen nendega toime ja olen valmistunud ja olen loomu poolest inimene, kes reageerib probleemidele lahendusi otsides, mitte ei tardu, on ju, või midagi taolist, et anna siin Töötukassale see kindlustunne, et nad annavad selle raha õigetesse kätesse. See on see peamine nagu asi, mida siin läbi mõelda, et kujuta ette, kui inimene kirjutaks siin, et kui mingi probleem tekib, siis ma üldiselt kohe loobun ja mul kaob igasugune tuju midagi teha ära ja ma enam ei tahagi, ma lihtsalt annan alla. Siis on vastus ju kindel ei, et nad tahavad siin just seda vastupidist asja näha, et probleemidest olen üle ja õpin ja nii edasi, eks. Sisuliselt on niimoodi, et kui see 6000 eurot sulle pangaarvele tuleb ja mingil põhjusel sa ei saa selle 6000 euroga teha seda, mida sa alguses teha plaanisid, siis Töötukassa jaoks oleks ideaalne lahendus see, kui sul on olemas ka see nii-öelda plaan B, et kuidas sa saaksid need masinad või seadmed või vahendid, mida sa oled taodelnud, panna veel tööle raha tegemiseks, kui mitte selles plaanis, mida sa alguses
tahtsid teha, siis mis see lahendus siin juures nagu veel võiks olla? kuidas ma saan neid asju kasutada? siin on just jah, see maksejõuliste klientide leidmine, et näiteks see teenus või toode ei ole nende jaoks piisavalt atraktiivne. kuidas ma saan ümber orienteeruda näiteks? nii, kas küsimusi on? mitte ühtegi. kas probleeme on? mulle jäi kuidagi kõlama, et see plaan B on alati see, et nagu mis on see alternatiiv, kui Mhm. juhul minu äriidee ei nagu õnnestu. aga Mhm. siin ma nagu vaatan, et see on pigem see, et sama idee, aga lihtsalt kõik need probleemid nagu juures. et kas me siis peame kuidagi kirjutama siis ka, et juhul kui näiteks kliente ei tule nii palju, nagu ma sooviks, et siis ma hakkan tegelema mingite muude asjadega rohkem, näiteks koolitustega või noh, midagi sellist, et kas see ongi nagu selline alternatiiv nagu plaan B või siis jah, pigem no oma äriideed suruda nagu, et ei, ma ikka nagu turundan rohkem ja müün rohkem, ma ei tea, mis iganes. ähm, ma panen siis selle ka siia juurde, alternatiivne. seda ma üritasin, võib-olla ma ei väljendanud ennast väga selgelt, seda ma üritasin öelda selles nii-öelda oma jutuvada viimases otsas. aga ühesõnaga ideaalis võiks olla niimoodi, noh, kujuta ette nagu päriselt, nii, sain raha, hakkan tööle. nii, vaatan, okei, kuu aega on möödas, on ju, mul on kõik nagu ära käivitatud, mul kõik turundus toimib ja nii edasi, aga päriselt mul ei ole piisavalt klienti, mis ma siis teen? Reaalselt sa ju ei vali samal päeval, kui sulle tundub, et nagu natuke hapuks hakkab minema, sa ei vali endale samal päeval uut äriideed, vaid sa alguses ikkagi punnitad natukene, üritad sellesama äriideega kuidagimoodi jõuda oma klientideni, olgu siis turunduse toel või mingeid muid asju tehes, on ju. nii. ja kui see ka ei tööta, siis sa orienteerud tõenäoliselt ümber, leiad mingisuguse alternatiivse asja, mida teha nende samade vahenditega. ehk siis põhimõtteliselt võiks siin ka olla nagu 3 osa selles plaan B-s. esimene on siis see, et sa teed lühike sissejuhatus. sissejuhatus. tean, et võib ette tulla probleeme, on ju. mingi ilus jutt nii-öelda, mida see menetleja siit lugeda siis tahaks, et tean küll, mis siis saab. nii, teine osa on see, et needsamad punktid siis needsamad punktid, need siit, teine osa, see kirjuta lihtsalt lahti, kuidas reageerid nendele probleemidele. ehk siis sul tuleb oma praeguse äriidee juures tulevad ette need probleemid, et aja planeerimine, turundamine, haigestumine ja nii edasi. kirjutad lahti, et mis sa siis teed nende probleemidega. ja kolmas osa võiks siis olla see, et kui praegune äriidee ei toimi, siis lisa siia juurde ka oma alternatiivne nii-öelda, kui sul see on, siis lisa juurde ka alternatiivne äriidee ehk siis kuidas ma saan panna need samad vahendid, seadmed, asjad tööle, et hakkaks äri toimima. ehk siis näiteks ongi, et kui Hanna praegu läheb oma peamise toote ja nendega läheb sellises võtmes, et ta teeb neid tikandeid vastavalt kliendi tellimustele ja nii edasi, teeb neid personaliseeritud tooteid, aga näiteks seda ei võeta nii hästi vastu, siis tema plaan B võib-olla ongi näiteks see, et ta hakkab tegema ettevõtete toodetele neid tikandeid ja värke, on ju. et või siis mingid muud asjad, ta paneb selle tikkimismasina samamoodi tööle. Sabina puhul näiteks ei tööta võib-olla ühesõnaga see lähenemine, kuidas sul on praegu see terviklikkus ja nii edasi, on ju, et see ei too sulle nii palju kliente, kui sa tahaksid, kas sa siis oled valmis ümber orienteeruma näiteks klassikalisele nõustamisele, mida sul seal küsitluses ka välja toodi, on ju. et lihtsalt mõelda niimoodi, kuidas ma saan ikkagi teha raha nende samade vahenditega, ehk siis Töötukassale ära tõestada, et te annate raha õigele inimesele, ma ei jää lihtsalt nurka istuma, vaid et ma leian lahenduse. aga kas ma võin näiteks ikkagi sellesama, noh, ütleme minu näite puhul seesama idee teha ettevõtetele neid särke ja tooteid ja asju. ma võin ta ikkagi panna ka äriplaani, eks ju, sisse,
aga lihtsalt siis ta ei ole mu põhitoode. ja siis sa Jah. saadki siin kirjutada, et näiteks kui see põhitoode ei too soovitud müügimahtu, siis suurendad selle teise tootegrupi nii-öelda osatähtsust käibes või midagi taolist. Okay. ja võid sinna ju veel juurde mõelda midagi, et mis sa nagu veel saaksid, kuidas sa veel seda tikkimismasinat saaksid kasutada nii, et mida kliendid võib-olla paremini vastu võtaks. Ehk siis vaata, kui sa tuled niisuguse nišitootega nagu turule, siis seal võib alati olla see, et klient näiteks ei ole selle jaoks veel valmis. Ma küll ei usu seda sinu puhul, sest see on nii nunnu asi, et tõenäoliselt see hakkab hästi minema. Aga lihtsalt tuua siia juurde see, et juhul kui see nišitoode ei ole nagu piisavalt atraktiivne kliendi jaoks, siis ma näiteks pakun talle mingisugust harjumuspärasemat asja, mida ta juba nii-öelda juba ostab turult, aga et siis sa hakkad konkureerima nagu natukene teiste ettevõtetega, on ju. Just, okei. ma nüüd ka tegelikult küsiks ikka, Küsi ikka. et no selles suhtes, kui tulebki kuskilt välja, et keegi juba on hakanud ka tegema niisugust taolist asja nagu mina, on ju, ja antakse siis talle esimesena see patent välja, noh, et tema nagu siis tegi seda esimesena, on ju. ja kui ma nüüd selle siia kirja paneksin, kas see nagu pigem nagu usaldust või seda nagu ei teki, noh, ei kaoks nagu ära vaata nendel, kes loeb seda äriplaani, et ah, et äkki tal ikka ei ole seda või noh, et ma nagu ütlen neile, et äkki mul ei ole seda raha vaja või kuidas ma, noh, ma ei oska seda seletada nüüd. et, et põhimõtteliselt ma ütlen neile niimoodi, et oota, ma ei tea, kuidas ma sõnastan seda, mul jooksis juhe nii kokku. mõtle rahulikult läbi. Kes tahab, et võib minna juba põhimõtteliselt kohvi, ma korra ütlen ära, et kes tahab, võib minna juba nii-öelda kohvipausile. Hanna jääb veel korraks siia, ma veel korra Hannaga räägin. Aga ja Karoliini küsimusele ka vastan ära. nii, Karoliin. et põhimõtteliselt enne mind jõuab keegi selle asjaga näiteks turule, on ju. Ja ma nagu mõtlen selle läbi, et panen siia sellesse plaan B-sse kirja, on ju. aga kas see nagu ei tekita neis seda, et see tõmbab nagu minus nagu riski just suuremaks, et ma ei peaks seda raha saama või miskit sellist? ma pigem ei kirjutaks seda selles mõttes, et kui sina tahad selle äriideega saada toetust, siis see äriidee on ju ikkagi, noh, ma mõtlen sinu idee konkreetselt, sul on see patent ka sees, sul on, ta on ikkagi unikaalne, et kui sa siia kirjutad nagu, et on võimalik, et keegi teine teeb minu eest enne selle idee nagu ära, vaata see, siis sa oleksid pidanud teda juba nagu konkurendina käsitlema, et sa ei saa tuua välja siin seda riski, et noh, ühesõnaga sa ju kirjutad selle äriplaani oma parima teadmise kohaselt, sa oled teinud eeltööd ja sa tead, et Eestis, noh, kuna see on ka Eesti äriplaan, et Eestis ju mitte keegi neid näiteks kleepse veel ei tooda, on ju, siis noh, alati on see võimalus, et samamoodi siis Hanna võiks näiteks ju kirjutada, et aga äkki on keegi teine juba särkidele hakanud neid asju tegema, aga mitte keegi ei tee neid kunagi nii, nagu sina teed. Sinu idee on, noh, sinu idee on ikkagi unikaalne, vaata, sul ongi ju nagu kõik need, sul on see dioptri värk, sul on need sinise valguse, no ühesõnaga, et sinu idee tervikuna on ikkagi unikaalne, ma usun ja sa ei saa ennustada seda, et äkki keegi teine vahepeal juba on selle nagu samamoodi ära teostanud, sest et kui ta oleks, siis sa leiaksid selle kohta infot ja sa kindlasti kontrollid seda ka enne, kui sa äriplaani menetlusse paned. et see pigem ei ole see risk. ei, siis ma ei pane seda jah. muidu lihtsalt ma oleks kohe saanud nagu vastand tuua selle, et näiteks kui tõesti miskit juhtub, et see asi ei lähe käima, on ju, siis näiteks kuna ma tahaks taotleda ikka selle 3D printeri peale ka raha, on ju, et siis ma oleks nagu öelnudki, et ala, et see 3D printer oleks nagu näiteks tulevikus see, et ma saan mingeid kujukesi valmistada või mis iganes, noh, sellega omale nagu raha teenida, on ju, et nagu sellega siis teha mingit äri. ja selle sa saad ikkagi siia sisse panna, et see 3D printer mul niisama nagu tolmu koguma nurgas ei jää, on ju. et juhul, kui peaks tõesti tulema ette, et ma ei saa seda kasutada planeeritud viisil, siis ma leian nagu uue viisi, kuidas seda kasutada, et viingi, noh, siin alati on võimalik kirjutada, et kui sa peadki ümber orienteeruma, et kuidas või mille alusel sa seda siis teed, viin läbi kliendi uuringu või mis iganes, no see kõik hästi-hästi teoreetiline, see kogu see plaan B on selline
aga mis siis juhtub, kui ma astun praegu õue ja mulle kukub telliskivi pähe, noh, sama loogiline tegelikult ju. Et noh, suure tõenäosusega seda ei juhtu, aga 1 miljonist, et juhtub, noh, see on samamoodi, on ju. Et tegelikult ikkagi, kui inimene kirjutab kogu selle äriplaani läbi, ta on kõik selle protsessi läbi teinud, siis see idee on juba nii piisavalt viimistletud, et suure tõenäosusega, väga suure tõenäosusega sa ikkagi õnnestud selles. Küsimus on lihtsalt, et kas nagu maksimaalselt või siis natukene vähemas mahus. aga kui sa selle protsessiga lõpuni lähed, selle raha ka reaalselt ära taotled ja selle raha taotled, kasutad ära, nii nagu sa ette nägid, siis su äritegevus ju käivitub ja Töötukassa jaoks on see juba piisav. noh, müüd kasvõi mulle need esimesed kleepsud maha ja keegi ei küsi sult seda 6000 tagasi. Oluline on see 6000 kätte saada nagu. vot. et mina tunnen, ma sain praegu sellest kohast julgustust, et see on nüüd see koht, et noh, minul on päris palju mõtteid tekkinud, mis võib-olla oleks tegelikult veel võib-olla tulusamgi või tõhusam, aga mille tausta ma ei jõua praegu uurida, et lähen ikkagi selle kitsama ideega edasi, aga siia saab need nii-öelda mõned hüpoteetilised parimad ideed kirja panna, et siis Absoluutselt. ütleme, et siis ma kohandan selle niimoodi ja teen seda, ma ei tea, grupitööna või nii ja naa, eks ole. et see on vist see koht nüüd, kus tohib ja natuke päris sellest kindlasti. rääkida, mis mul tegelikult päriselt hakkab juhtima võib-olla, aga noh, jah. ja see teine idee, algne idee on ka, ma arvan, hea, aga kas ma ainult selle juurde tahan jääda, see on see küsimus, et tahaks võib-olla. jah. No vot, siis saadki siia panna ja siis pärast 5 aasta pärast vaatame siis, et mis Margitile nagu tegelikult juhtuma hakkas, et kas plaan B või plaan A. Jaa. Nii. Aga minge puhake vahepeal, kes jõuab, võib juba natukene nokitseda neid peatükke ka siit vahepealt, sest et aeg tiksub järgmine nädal täpselt nagu samal ajal kell 1, nagu me täna kohtume kell 1 ja järgmine nädal täpselt kell 1 hakkab kaitsmine pihta, et neid lihtsamaid peatükke siit vahepealt 11. ja nii edasi saate nagu täita, kui teil jääb siin vahepeal aega. Hanna jääb korra siia, ma arutan temaga veel natukene asju ja teie saate siis puhkama minna. aitäh. tšau. Tšau. Nii, kas sa jõudsid vaadata seda, ma saatsin sulle selle ajakava, kuidas sul on aega? tähendab,